Tere õhtust kõigile ja tere tulemast tagasi Parabellumisse. Režiist öeldakse mulle, et oleme täis energiat ja valmis alustama. Ma ei tea miks, aga nii see on. Nii et vaatame, mis sellest välja tuleb, nagu Diego Patti isegi tõenäoliselt palju rohkem tulevikus kui mujal. Kui ta tahab, siis ta seletab seda talle. Aga on lõbus näha, kuidas inimesed polariseeruvad. Räägime natuke kõigest. Väike spoiler, me ei tegele ainult Venezuela maavärinaga, nii Trumpi põhjustatuga kui ka päris maavärinaga. See on tragöödia, mida selle riigi rahvas kindlasti ei vajanud, eriti arvestades viimaseid aegu. Räägime Kuubast, räägime loomulikult Peruust, sest seal toimus veel üks poliitiline maavärin, mis on hoopis teine asi ja muuseas ka Kolumbiast. Minu enda huvi pärast, kui vaatasin Kolumbia mängu Mehhikos, küsisin just nimelt, see oli Kolumbia, Mehhiko, Ecuador. Ecuador, Mehhiko. Kas sa märkad, et nad ei räägi omavahel? Ja nii ma läksingi kohe kiiresti Diego Patti enda juurde ja küsisin temalt, kas sa seletad mulle selle asja ära, miks nad on katkestanud diplomaatilised suhted? Sest tegelikult on ka tore näha, et jalgpallimänge, mina vaatan ainult maailmameistrivõistlusi, mitte seda tavalist liiga jalgpalli, seal sees on ka geopoliitilisi asju. Täna rääkisin ma natuke ka selleks, et teemasse jääda. Ma tegin ühe lühiklippi Trumpi jõulisest sekkumisest selle kaardi teemale. Mis teatud mõttes võib-olla ongi nii parem. Sest nad lasid mängijal mängida ja kaotasid siis 4-1. Neil pole vabandusi, ei rohkem ega vähem. Aga internet läks hulluks näiteks. Trump tahab Belgiale sanktsioone kehtestada või et tungime Belgiasse sisse. Igasuguseid meemid igalt poolt ja nii edasi. Ja Belgia mängijad natuke rõhutasid seda, sest kui vaadata lõputantsu, siis nad teevad Trumpi tantsu. Nii et ka jalgpallis on asju, mida varem ei tehtud. Oli üks vana otseülekanne, mis kandis nime jalgpalli geopoliitika, sest on meeskondi, kes vihkavad üksteist mitte ainult ajaloolistel ja jalgpallilistel põhjustel, vaid ka muudel sügavamatel põhjustel. Nii et palun, millest sa tahad alustada? Aga ma alustaksin Venezuelast. Sa just mainisid MM-i ja üks fraas, mida me neil päevil tihti kordame, on see, et tõeline MM toimub Venezuelas, kus päästemeeskonnad enam kui 30 riigist on kohale jõudnud, et teha kõik võimalik pärast 24 juuni maavärinat. Mitte ilma vastuoludeta, mulle tundub. Mitte ilma vastuoludeta. Tegelikult alustame just nendest vastuoludest. Enne ütlesin sulle kulisside taba, et ole väga vihane. Ja nüüd püüan ka kuulajatele, vaatajatele ja kõigile, kes meid jälgivad, olukorda veidi selgitada. Seega see, kes teiega täna õhtul räägib, ei ole ainult analüütik, vaid inimene, kes on Venezuelaga seotud ja kes on Venezuelas ka käinud. Mina olen maavärina piirkondades käinud Caracases, kus majad kokku varisesid. Elasin seal 2018. aastal Altamiras, Chacaos, Los Palos Grandesis. La Guairas olin ma 2 aastat tagasi. Olen juba kuulnud ajakirjanike ütlemas La Guajira, aga La Guajira on Kolumbia piirkond. Ja. La Guaira on koht, kus katastroof juhtus. Siis vaatame, mitte ainult seal, aga vaatame ka natuke selle piirkonna geograafiat. Nii, täna õhtul räägib teiega inimene, kellel muuhulgas on osa perest Venezuelast. Mina olen Venezuelaga tegelenud alates 2016 aastast, juba 10 aastat. Nii, täna õhtul räägin ma teiega asjatundlikult, detailide ja täpsete teadmistega. Sulla questione. Ja annan teile ülevaateid sellest, mis toimub ja mis tulemas on. Teave, mis jõuab otse koha pealt, samuti sealsetelt kolleegidelt. Veel üks vihje. Itaalias kirjutan majalehele Fatto Quotidiano Vergo. Mul on seal blogi olnud umbes 7 aastat. Ma jätkan selle blogi pidamist, sest mul on täielik vabadus kirjutada kõigest, mida pean või tahan kirjutada. Ladina-Ameerika teemadel avaldan umbes 1 artikli nädalas. Minge lugege kommentaare selle kohta, mida mulle kirjutatakse ja te mõistate, et ma ei ole just päris Fatto Quotidiano joone peal. Praegu tegime Mirkoga nalja ja naersime, sest viimane artikkel, mille ma kirjutasin Venezuela kohta, oli natuke pealiskaudne ja selles ütlesin ma seda, mida ma teile kohe üksikasjalikult räägin. Täna süüdistati mind muidugi selles, et olen Trumpi salajane agent, keda CIA kinni maksab.
sa paned toime kuriteo, olles liiga lähedal parabellumile. Täpselt, siis oli veel üks suurepärane kommentaar, kus öeldi, vaadake, artikli autor on parabellumi orbiidil, seega on kõik juba öeldud. Ei, aga ma rääkisin teile kolleegidest sellest riigist, sest rahvusvahelisel tasandil, kui lubate mul seda öelda, on väike Itaalia ajakirjanduslikus mõttes üsna enesekeskne rahvusvahelisel areenil. Ma kirjutan ja avaldan El Paeses, seega El Paesi kolleegid sellest väljaandest, nad teevad väga häid reportaaže ja kajastusi. Veneetsia mõttes ajakirjanduslikus tähenduses ei. Avastades asju, mida režiim, mida täna juhib Interi president Indersi Rodriguez üritas ilmselgelt varjata. Miks ma siis olen vihane? Sest ma näen, kuidas seda teemat ajakirjanduslikult kajastatakse ja näen, et Venezuelasse saadetakse väga vähe inimesi. Vabandust, ma märkasin, et kohe, kui maailmameistrivõistlused algasid. Muud asjad, see lugu, jah, pärast esimest 2-3. Mitte midagi. Peaaegu mitte midagi, kuigi Itaalia saatis päästemeeskonna, nii et aplaus Itaaliale kohaloleku eest. Aga siiski ma näen aruandeid ja me käisime külas. Venezuela inimesed, kes elavad täielikus vaesuses, kellel pole midagi, tahavad ikkagi seda jagada meiega. Nad on kõik kaotanud, aga lapsed naeravad. On olemas paternalistlik ajakirjanduslik narratiiv, mis analüüsib, aga ei kritiseeri üldse mingit sorti, olgu. Täna õhtul me seda ei tee, täna õhtul räägime päris asjadest, räägime asjadest, mis ajavad vihale. Luban teile, et kui me oleme selle esimese osa jooksul Venezuelast rääkimise lõpetanud, olete ka teie vihased. Hästi, alustame siis, kui soovid, Mirko. Ja kõigepealt nad ütlevad teile, nad on meile öelnud ja nad jätkavad selle ütlemist. See, mis Venezuelas juhtus, oli ootamatu, ettevalmistamata, ettearvamatu, kahekordne maavärin. 7,2 siis, 7,5, veidi rohkem või vähem kui 40 sekundit. Ma võin öelda, et olen selle teema suhtes võik, isegi kui ma olen võik. Ma tean, et seal ei olnud majad just eriti hästi ehitatud ja see oli üsna teada asi. Ja ma olen selle teema suhtes võik. Isegi kui ma olen võhik, tean, et seal ei olnud majad just eriti hästi ehitatud ja see oli üsna teada asi. See ei ole mitte ainult maavärina ohtlik piirkond, vaid seal toimub iga 5060 aasta tagant pidevalt maavärin. Nii et juba öelda ootamatu tragöödia, mis tuli kõigile üllatusena. Ei, tegelikult selline kahekordne maavärin, nagu see nüüd aset leidis, on väga haruldane seismiline sündmus. See ei juhtu, ütleme nii, eriti tihti. Ma ei ole selle ala ekspert, kuid olen ekspert Venezuela lähiajaloo alal ja ma ei saa öelda, et oleks olnud teisi maavärinaid. Kas nii? Aga kui ma natuke tagasi lähen, algsel slaidil, esimesel ja paremal pool, näete lauset, mis on Caracase linna kesken. Seda ütleb Simón Bolívar aastal 1812. Nii et jah, Simón Bolívar, kes on Ameerika suur vabastaja, aga ta oli Caracasest pärit venezuelalane, mantuanlane. Mantuanlased olid need kreoolid ja hispaanlaste lapsed, kes olid sündinud Ameerikas ning kellel oli palju vara ja rikkust. Aastal 1812 toimub tohutu maavärin ja Simón Bolívar silmitsi Venezuela rahva masendusega, kes püüdis tõusta ja mässata Hispaania impeeriumi vastu. Ta ütleb selle kuulsa lause, kui loodus on meie vastu, siis me võitleme ka looduse vastu ja võidame. Ta ütles seda samuti viidates just sellele kohutavale maavärinale, mis 1812 aastal hävitas Caracase. Nii et juba Simón Bolívari ajal teadsime, et see piirkond on seismiline. Kui me edasi liigume, näeme, et see on piirkond, kuhu on jõudnud 1 või 2 maavärinat. Just see piirkond asub murrangul nüüd see piirkond, mida sa vasakul näed, kus on Katjala maar, kus on teisedki turismipiirkonnad. Peate ette kujutama, et see on täiesti rannikuala, nii et kujutage ette väga kõrgeid hooneid, mis on otse rannas. Loomulikult kristallselge imeline Kariibi meri selle piirkonna taga, siis on veel üks pilt, seda näeme paremini. Selle piirkonna taga on mägi, mida nimetatakse Monte Avilaks. See on mägi, mis eraldab Kariibi mere Caracast. Selle mäe taga on juba pealinn Caracas ja seal näete märgitud ka teist olulist kohta nimega Maiquetía,
kus asub pealinna ametlik lennujaam. Caracase lennujaam, mis sai maavärinas kannatada ja muutus seetõttu kasutuskõlbmatuks. Seetõttu hakati kõige rohkem kasutama Valencia lennujaama, mis asub Valencias, loomulikult Venezuelas, ja mis asub 2 tunni kaugusel pealinnast Caracasest. See on lihtsalt selleks, et anda teile natuke taustainfot. Siia panin ka mõned hinnangud, sest ma tean, et selle kanali jälgijatele, ka sulle, Mirko, meeldivad numbrid ja teile meeldib olla asjades väga täpne. Seega, ÜRO katastroofiennetuse büroo on teinud hinnangu maavärina füüsilisele, majanduslikule ja struktuursele mõjule. Otsesed füüsilised kahjud 37 miljardit dollarit, millest 24 miljardit puudutab hooneid ja 13 miljardit infrastruktuure, mis olid juba niigi kohutavas seisus. Ja seda viimase 20 aasta vähese hoolduse ja vähese sekkumise tõttu. Teised ütlevad, et see on Ameerika Ühendriikide majandussõja tõttu, vabastades Venezuela režiimi juhtkonnad igasugusest vastutusest. Kas te arvate, et need arvud moodustavad 4% sisemajanduse kogutoodangust? Vabandust, võttesin seda Venezuela kohta hispaania keeles. Ja selleks on vaja, praegu hinnatakse Venezuela majanduse taastumisperioodiks umbes 180 aastat, et see auk kinni lappida. Neid arvud ei pärine mingilt kallutatud allikalt ega New Yorgi kontorist, vaid need tulevad ÜRO katastroofiennetusagentuurilt. Ja siin paremal näete, kuidas mõned piirkonnad on jäänud 15–20 korruselised hooned, mis kukkusid nagu doomino, üks korrus teise peale. Kujutage ette seda inimtragöödiat, sest kui me vaatame sellise maavärina mõju inimeste jaoks, siis just see peaks meid kõige rohkem vihastama. Praegu räägitakse enam kui 3300 hukkunust. Ja Delcy Rodriguez'i režiim ei taha kadunut arvust rääkida. Siin tuleb teha veel üks märkus. See ei ole loogiline. Sest ma olen seal tõesti kõike lugenud. 40 000, 50 000, 70 000, 80 000. Räägitakse umbkaudsest arvust, täpne number pole teada. Mitte midagi ei saa aru. Räägitakse umbes 50 000 kadunust, aga kes sellest räägib? Maailma Terviseorganisatsioon, sest Venezuelas on režiim juba umbes 15 aastat kehtestanud statistilise läbipaistmatuse süsteemi ja andmeid ei avaldata, neid lihtsalt ei anta. Kas sellepärast, et nad ei taha neid anda või sellepärast, et neil pole tegelikke ja tõusaid vahendeid nende andmete arvutamiseks koha peal? Tõepoolest, kui nad andmeid annavad, on need alati jaburad andmed, mis ei vasta tegelikkusele. Senini arvele võetud surnute arv on 3300. Surnute osas võime olla üsna kindlad, sest koha peal tegutseb ka Punane Rist, kes töötab koos Venezuela režiimi struktuuridega. Kuid kadunute andmed on meil Maailma Terviseorganisatsiooni arvutuste põhjal räägitakse umbes 50 000 kadunust. Ja kahjuks on see väga tõenäoline arv, sest need kokku varisenud hooned olid asustatud hooned. Muide, see oli pühapäev, puhkepäev, sest see oli San Juani püha Johannese päev, mis on Venezuelas väga tähtis püha, eriti rannikualadel. See on seega sünkreetiline pidu, mis ühendab erinevaid religioone ja Aafrikast pärit inimesi. Täna afrojäreltulijaid, kes toodi ahelates Aafrikast ja lõid selle sünkreetilise kultuuri. San Juani trummide ja pidustustega oli see tõeline pidupäev. Tänavad olid rahvast täis, inimesed pidasid pidu kodudes, inimesed pidasid pidu rannikul, seega olid kahjud maksimaalsed. Ka selle tõttu oli seal palju turiste. Juba räägitakse umbes 20 000 ümberasustatud inimesest, keda peab toetama Uche. Nüüd neile, kes ei tea, olen ma rahvusvaheline koostöötegija, alustasin tööd paljude aastate eest hädaolukordades, seega annan teile 3 fakti neile, kes pole kunagi hädaolukorras töötanud. On oluline teada, et hädaolukorras töötatakse 3 tasandil. Päästmine, abi, taastumine. Ehk siis päästmine, eriti olulised on esimesed 72 tundi, et püüda päästa inimesed, kes on rusude alla jäänud. Ja laviinide, maavärinate puhul, kui inimesed on elu ja surma vahel,
sel hetkel võib see periood pikeneda. Venezuelas toodi rusude alt elus inimesi välja, isegi 10 päeva, 11 päeva pärast, kuid tegelikult hakkavad juba esimesed päästemeeskonnad, kes rusude all töötasid, Venezuelast lahkuma. Siis tuleb teine etapp, see on leevendusetapp, kus tuleb töötada selle nimel, et anda nendele 20 000 inimesele elamiskõlblik ruum, tuleb ravida haavatuid ja tuleb alustada itaallaste kombel. Näiteks, mis asi see konteiner oli? Itaalia moodi töötada näiteks konteinerid, kus prood töötab. Ja kahjuks arvan, et nad ei suuda isegi neid saada, Mirko. Itaalia meetod oleks selles mõttes juba oluline edasiminek Venezuela jaoks. Ja siis tuleb taastamisperiood, aga see on 3. etapp, mis saabub alati palju hiljem. Ja siin, mida te näete ja ma usun, et pärast juhtunud on see asi tõesti väga selgeks saanud. Venezuela suurimaks reservvaraks ei ole nafta, vaid tema rahvas. Esimesest minutist alates, ilma et oleks isegi aru saadud, mis juhtus, hakkasid inimesed, kes nägid rususid ja kokkuvarisenud hooneid, paljaste kätega kaevama, et inimesi rusude alt välja tuua. Sõjaväge ei olnud näha ja me ootame siiani, ootame, et nad hirmuksid, siis räägime sellest edasi. Siin näete pilti Venezuela aktivistilt, kes on loonud väga ilusa teose pealkirjaga Rahvas päästab rahvast, inimesed päästavad inimesi. Ja pildil on näha näiteks all vasakul Venezuela pühakut Don Gregorio Hernandezit, kes oli arst ja üht koera. Ma ei tea, kas te näete, see koer on nimega Tsunami. Ja ta on läbi viinud 10 päästeoperatsioone ja leidnud inimesi rusude alt esimeste tundide, esimeste päevade jooksul pärast maavärinat. Isikud, keda näete üleval paremal, kutsutakse Il Topo. See oli inimene, kes üksinda esimese 4 päeva jooksul tõi rusude alt välja 60 inimest. Üksi tõenäoliselt koos teiste inimestega, kuid ilma ametnike, sõjaväelaste või kellegi teise abita. Ta arreteeriti 2 päevaks, võimud viisid ta ära ja hoidsid teda teadmata kadununa. Venezuela korrakaitseorganid arreteerisid ta, sest ta hakkas kaamerate ees kurtma, et sõjaväelasi ei olnud tänavatel, et riik ei sekkunud, et valitsus oli täielikult puudunud ja seetõttu arreteeriti ta. Nagu näete pildil Il Topo all, näete tõesti, et inimesed kõigi nende piltide seas, mis ma teile panin ja vaadake, ma ei otsinud neid meelega. Aga kõik pildid, mis ma teile enne näitasin, kui te lähete neid vaatama, kui teil õnnestub, minge korraks tagasi, Mirko, vaadake pilte all paremas nurgas. Näete 2 pilti vasakul ja kui vaatame ka neid eelnevaid, siis te ei näe ühtegi sõdurit, te ei näe ühtegi politseinikku. Need on kõik inimesed, kellel on improviseeritud kiivrid, vestid seljas, inimesed, kes tulevad teistest riikidest ja tegelevad päästeoperatsioonidega. El Salvador oli üks esimesi, saabusid ka päästemeeskonnad Mehhikost, mis teate on väga tugeva seismilise aktiivsusega riik, seega on nad väga kogenud, kuid sõjaväelasi kohal ei olnud. Nii et kui nüüd, kui liigume edasi, Mirko, siin ma näitan teile mõningaid meeskondi, kes saabusid, nad on kohal. Ja Hispaania loomulikult, Hispaania oli esimene, kes saabus väljaspool Ameerika mandrit. Loomulikult kultuurilise ja ajaloolise läheduse tõttu, mis on olemas Venezuelaga, aga ka Itaalia, El Salvador, Katar, Boliivia ja saabusid ka päästemeeskonnad. Ja siin me ütleme seda, see on olemas, see on põhimõtteliselt õhtu esimene peaaegu kõigist riikidest. Nii et vastus oli tohutu. Ma nägin pingeid ameeriklaste grupiga, nad peaaegu ei tahtnud neil enda arusaadavaks teha lasta. Pinged, jõuame selleni, pinged ameeriklaste grupiga. See on maailma kõige rumalam asi, ma ütlen, et see oli olemas, aga ütleb ühe. On üks asi, Mirko, mis on peidetud jutumärkidesse, aga kes tunneb olukorda teab, miks on olnud pingeid. Kui mõtleme La Guairale öeldakse La Guaira. Kui mõtleme La Guairale, siis mõtleme piirkonnale, kordan väga turismipiirkonnale, kuhu valitsus oli palju investeerinud. See on piirkond peamise lennujaama lähedal. Loomulikult räägime me valitsusest, režiimist, mis tegeleb paljude ebaseaduslike äridega, millesse on kaasatud armee ja korrakaitsejõud. Üks peamisi ladustamiskohti kõigi nende äride jaoks, millega armee ja korrakaitsejõud tegelesid, oli La Guaira. Nii et kohe, kui toimus maavärin, esimene probleem, ütleme nii, nende jaoks, kes neid äritegevusi juhivad,
on minna ja turvata need kohad, ütleme turvamajad, turvalised ruumid, kuhu oli kõik ladustatud ja kõik, mis nende äride juurde kuulus. Tõepoolest, mingil hetkel näeb La Guairas ilmumas veokeid, mis viivad minema seife, lukustatavaid kappe nagu digitaalsete lukkudega, käetuvastusega. Näeb, kuidas kraanad ilmuvad ja viivad minema konteinereid, mis on nagu seifid, samal ajal kui isiklikke sõidukeid ei ole. Ei raskeid ega sõjaväelisi masinaid, mis aitaksid tsiviilelanikel rusude alt inimesi välja tuua. Seega täiesti sürreaalsed olukorrad, Mirko. Sürreaalsed. La Guaira suletakse peaaegu kohe Diosdado Caveglio poolt, keda näete pildi paremal poolel. Vasakul on Densi Rodriguez, pildi paremal poolel on Diosdado Caveglio, kes on siseminister. Ameerika Ühendriigid on tema peale pearaha pannud, nii et pidagem hästi meeles. Pärast Madurot tahavad ameeriklased tulla tema järele. Ja Venezuela armee ning korrakaitsejõudude tegevusetuse taustal. Inimesed, eriti Caracase vähem kannatanud piirkondadest hakkavad, nagu näete keskusel fotol, mootorratastega moodustama humanitaarkoridori ja nad hakkavad vett kohale tooma, toiduaineid, maske, kiivreid, kõike, mida nad suudavad tuua sellele maanteele, mis ühendab Caracast La Guairaga. Ja vähem kui päevaga militariseeritakse La Guaira, see suletakse armee poolt. Kedagi läbi lasta, vabatahtlikel öeldakse, et nad peavad enne läbipääsu registreeruma ja väidetakse, et seda tehakse selleks, et päästemeeskonnad saaksid tegutseda. Päästemeeskonnad, kellest enamik polnud veel kohale jõudnud ja sõjavägi ei töötanud, nii et pole selge, millistele päästemeeskondadele viidati. Arvataksegi, et La Guaira suleti selleks, et võimaldada välja viia terve rida elemente, mis olid juba varem olemas ja mis olid Diosdado Caveglio jaoks prioriteetsed. Me teame, et tema juhib kollektiivosid ehk paramilitaarseid rühmitusi, kes hõivavad Venezuela tänavaid. Miks see oluline on? Sest alates 2014 aasta protestidest oleme neid pidevalt näinud. Sõjavägi valvas tänavaid, kohal olid rasketehnika ja igasugused relvad ja igas nurgas nägime ilmumas politseijõude, Sebinit, Bolivari rahvuskaarti, kõike võimalikku. Juhtub maavärin, aga me ei näe ühtegi mundrit. Sõjaväelased jäid kasarmutesse. Ja miks? Sest see on arusaadav. Densi Rodriguez'i esimene küsimus oli, mida me teeme, suurim oht siin on riigipööre. Tegelikult läks Densi Rodriguez tänavatele alles palju hiljem pärast maavärinat ja teda, nagu hispaania keeles öeldakse, vilistati välja. Vilekarjed nad ajasid ta minema, sest nad ei tahtnud teda üldse näha. Ja siis jõuame ja ma peatun korraks ka küsimuste jaoks, et proovida aru saada. Jõuame siis. Vaatame korraks, kas siin või natuke edasi. Okei. Enne on see pilt, mis on kohutav. Liigume ka selle pildi juurde. Mõelge, et neid väheseid sõdureid või väheseid Bolivari rahvuskaardi liikmeid, keda territooriumil nähti maju rüüstamas. See isend, keda te siin vasakul näete, tabati, kui ta tuhnis rusudes, otsides, mida ta ka leidis ja dollareid. Ühe maja seif dollaritega oli avatud. Naabrid tabasid ta teolt, kui ta üritas dollareid ära viia, filmisid teda ja siis korraldasid Venezuela korrakaitsjad kogu etenduse, öeldes, et ta arreteeriti ja et ta peatati teenistusest. Aga on kümneid videoid, mis näitavad, kuidas kohal olnud Bolivari rahvuskaart ja sõjaväelased olid relvastatud ja neil polnud labidaid. Seega nad ei aidanud. See on veel üks väga kuulus video sellest Venezuela hetkes. Näete, et see on tsiviilisik, kellel on mask ees ja ta on venezuelalane, kes on päevade kaupa aidanud inimesi rusude alt välja tuua ning ta karjub sõdurite peale. Miks te olete tulnud sõjarelvadega? Kus on labidad? Kus on maskid? Miks te ei kaeva? Ja loomulikult need inimesed, olge tähelepanelikult, see võib tunduda lihtne öelda, kuid nad riskivad väga palju. Siin näete teist pilti sõdurist, kes on just midagi ühest majast ära viinud, eks? Ja seetõttu on väga suur rahulolematus. Rahulolematus, millest anti teada, järgmine slaid, Densi Rodriguez'ele tema esimesel pressikonverentsil, mille ta pidi andma rahvusvahelise ajakirjanduse ees, mitte režiimi ajakirjanikele.
sest varem olid Delcy Rodriguez'e pressikonverentsidel kohal ainult Telessuri ajakirjandus, režiimi poolt makstud Venezuela ajakirjandus, Vene ja Hiina ajakirjandus, mitte keegi teine. Sellel pressikonverentsil on aga kohal nii kohalikud kolleegid kui ka Telemundo ajakirjanikud, kes alustavad. Näete siin seda tüdrukut, seda professionaali pikkade juustega. Ta on kohalik kolleeg. Teine ajakirjanik on Telemundo kolleeg, kes hakkavad Delcy Rodriguez'ele küsimusi esitama, näiteks selliseid küsimusi. Aga miks sõjaväelasi ei nähtud? Ja miks esimese 72 tunni jooksul ei olnud valitsuse sekkumist? Ei võetud kasutusele ühtegi plaani ja seetõttu hakkasid nad peale käima. Delcy Rodriguez'i vastus oli: te olete kõik armetud ja olete loonud meedialabori, et diskrediteerida Venezuela valitsuse tegevust. Ühtegi tegeliku vastust ega andmeid ei olnud, me ei ole seda plaani käivitanud. Ta ütles ainult: ma helistasin kohe Trumpile, et paluda droone, mis saaksid piirkonna kohal lennata, et teada saada, mis juhtus ja abi paluda. See on kõik, mida ta ütles. Ühtegi plaani ei pandud käima. Nii et te mõistate, ma olen, nagu prantsuse keeles öeldakse, vihane. Ja tõesti on inimesi, keda ma tunnen, inimeste sõbrad, keda ma tunnen, surid nende hoonete all. Ja seega, see ei ole võimalik. Keerutada selle üle, mis juhtus, Venezuela režiimil lasub väga selge vastutus. Ma peatun korraks, tõmban hinge ja kuulame natuke küsimusi ja kommentaare. Kas see olukord tekkis alles nüüd või oli see ka varem, kui juhtus mõni tragöödia või on see lihtsalt vaatenurga küsimus? Kas me peame olukorra kõigepealt turvaliseks muutma? Valitsus ei sea prioriteediks inimeste juurde minekut. See jutt kohtades, kus nad asju võtavad ja nii edasi, näitab prioriteet on hoopis mujal. Mida kuradit sa teed seal sõduriga ja kuulipildujaga? Sellest pole mingit kasu, kui ta ei aita, ei kaeva. Üks ei liiguta midagi. Muide öeldi, et sõdurid kuulipildujatega on seal selleks, et ära hoida rüüstamist. Nemad ise tegelesid rüüstamisega. Ehk siis nemad olid need, kes rüüstasid samal ajal, kui inimesed aitasid vigastatud autost välja. Vabandust, Diego, ma pean olema kuradi advokaat. 1 või 2 juhtumit ei esinda 20 000 sõdurit. Ei, absoluutselt mitte, aga hispaania keeles öeldakse selle kohta llamativo. Absoluutselt, selles kaoses, kui sa näitad mulle kas või ühte sõdurit. Paistab silma, et ei nähtud ühtegi sõdurit labidaga, ei nähtud raskeid masinaid, ei rakendatud ühtegi kontrolliplaani ja ainsad videod, mis ringlevad tähelepanu rahvusvahelisest meediast, kes oli seal kohe pärast juhtunud, vaid mõned tunnid hiljem. Need on sõdurid, kes rüüstavad, teevad kontrollpunkte, et inimesi mitte läbi lasta ja tulevad tänavale kuulipildujatega. Poisid, see ongi kõik. Aitäh. Need videod, mida on näidatud erinevates kanalites, erinevates võrkudes, erinevad videod, mitte ainult üks. Nii et on näha, et keskvalitsuse poolt puudus koordineeritud vastus. Ja seoses selle küsimusega olen ma just ette valmistanud teised slaidid, mis vastavad sellele küsimusele. Ja jutt on selles, kas te mäletate, et Maduro ütles vaid mõned päevad enne 3. jaanuari operatsiooni absoluutne resolutsioon. Tulge meid võtma, me oleme valmis. Nad näitasid palju inimesi, kes tegid relvadega väljaõpet, armee mobiliseeris tehnikat ja kõike muud. Ja siis selgus, et USA poolt läbi viidud operatsiooni ajal oli vastupanu peaaegu olematu. Nad murdsid kaitsest läbi nagu võist ja see kõik oli lihtsalt näitemäng. Näete, populism ongi see, lihtsalt näitemäng. Rida tohutuid näitemänge. Hunnik videoid, kõik relvastatud, kõik valmis ja nii edasi. Ja siis praktiliselt vastupanu ei olnudki. Tegelikult need, kes enamasti surid, olid Kuuba valvurid. Ja nad surid, kuigi neid polnudki seal, kuni eelmisel päeval eitasid kõik, et Venezuelas oleks Kuuba sõjaväelasi veel vähem presidendi kaitseaparaadis. Siis mingil hetkel ei tea kuidas, kui ameeriklased tulid operatsiooni tegema, absoluutse lahenduse operatsiooni, suri 32 kuubalast. Ei saa aru, kuidas ja miks need 32 kuubalast seal olid.
Igatahes tulles tagasi küsimuse juurde, mis meile praegu esitati, mis on väga asjakohane küsimus ja ma siin ei räägi tähelepanu poliitilisest protsessist ega tšavismost, ma sellesse ei lasku. Ma räägin faktidest, andmetest, edasi peate teie ise mõtlema, ise analüüsima seda elementi. Siis Chavez käivitas vahetult enne surma 2011. kuni 2012. aasta paiku programmi Grande Mission Vivienda. Chavism põhines missioonidel, näiteks tehti kirjaoskuse missioon, elamumissioon, kõik käis nii. Elamumissiooni eesmärk oli anda maju inimestele, kes olid seni elanud ebasobivates tingimustes. Ma ütleks, et see on kindlasti tähistamist väärt, selle peaksid tegema kõik valitsused, sest õigus kodule, väärikale kodule on minu arvates inimõigus. Ja seetõttu kaitses Chavez seda boliivarliku revolutsiooni osa väga tugevalt. Nii et tema andis üle mitmeid kortereid, need ei olnud majad nendes hoonetes, mida te näete siin all paremal ja selles, mida nimetatakse suureks elamumissiooniks. Tähelepanu, just nimelt selle suure elamumissiooni hankeid juhib üks härra nimega Alex Saab. Pange see märkus endale paremale või vasakule paberile kirja ja siis räägime hiljem Alex Saabist uuesti. Nüüd, mis siis juhtub? Need majad, need hooned, mis kõik kokku kukkusid, eks nüüd näakse, kuidas need olid ehitatud. Polüstüreen või vahtplast, mis on kaetud tsemendiga. Sambad ilma rauast sarusteta piirkonnas, mis oli teadaolevalt seismidine. Mariupoli ehitusmeetod praktiliselt. Sellest, mida ma olen näinud, see on midagi Hirmutavat. Need, mis lekkisid igalt poolt ja eriti akna ja ukseraamid näiteks võisid ühest otsast sõrme sisse pista ja see tuli teisest otsast välja. Kui on kiire ja on varastamist ning korruptsiooni. See juhtub, on varastamist ja korruptsiooni kindlasti. Kiirust ma ei tea, aga seal oli kindlasti varastamist ja korruptsiooni. Ja paremal poolel ei ole ainult süü, vaid ka tahtlikkus. Sest Jaapanis teatakse maavärinatest midagi, ma just tulin Jaapanist tagasi ja on näha, et see on väga seismiliselt teadlik ühiskond. Nii, aastatel 2002 kuni 2005 Jaapani koostööagentuur, mis on nagu Itaalia ICS, aga see on siis Jaapani koostööagentuur, oli koostanud uuringu pinnase kohta, mida hiljem ka kasutati, eriti La Guaira pinnase kohta, mida tollal nimetati Vargas ja Caracase piirkonna kohta uuring selle kohta, et tegemist oli tugevalt seismilise piirkonnaga ning soovitati selles piirkonnas mitte jätkata ehitamist. 2005 aasta märtsis avaldas selle foto ajakirjandus. Ja neid päevil näeb Jaapani koostööagentuuri ametniku, kes annab piirkonna seismilise olukorra uuringu üle. Selgitades, see uuring selgitab, et sinna ei tohi ehitada. Mitte ainult ei ehitata, vaid ehitatakse neid maju, mida te just nägite polüstüreenist, mis on kaetud lubja ja betooniga. Nii et vastates küsimusele, kas see on nii ainult nüüd, kui on Tensi Rodriguez ja tema vend Jorge Rodriguez ning koos Diosdado Cabelloga juhivad nad uue Venezuela režiimi tippjuhtkonda. Ei, see on süsteem, mida on edasi viidud juba aastaid. Nii et see on kestnud edasi. Loomulikult, ma kordan, ma ei kritiseeri siin seda, et oli eluaseme missioon või et oli kirjaoskuse missioon. See on tõsi, igaüks, kes tunneb Caracast ja ma kordan, ma olen seal elanud, igaüks, kes tunneb Caracast, teab, et Caracase ümbruses on selliseid kohti. Los Cerros, Petare näiteks, mida Brasiilias kutsutakse teistmoodi, favelad, kus inimesed elavad ebaväärikates tingimustes, elavad ilma elektri- ja veeühenduseta. Seega on tõesti oluline, et valitsus hoolitseks selle eest, et anda nendele inimestele väärikad kodud. Tähelepanu, neid ei kingitud. Sa pidid olema partei liige, pidid toetama partei üritusi, ühesõnaga pidid olema seotud kogu Bolivari revolutsioonisüsteemiga. Kui ei olnud, siis sulle ei antud maja. Seega see oli nagu vahetuskaup. Selle üle võib muidugi arutada, kas see on õige või mitte, aga nii, nüüd sellel fotol, mida te näete,
näete osa La Guairast. Nagu näete, on see rannik, rannajoon, kuhu on ehitatud, näete, meri on väga ilus, kuhu on ehitatud rida hooneid. Ja see, mis on taga, on Avila, see on Avila mägi. Nüüd see piirkond ei ole mitte ainult seismiline, vaid viimastel aastatel on olnud ka muid probleeme ja loodusõnnetusi. 1999 aastal ei kandnud see osariik veel nime La Guaira, vaid selle nimi oli Vargas, sulgudes pahatahtlikud keeled. Kuna Juan Guaidó sündis just seal, siis räägitakse, et osariigi nimi muudeti ära siis, kui Juan Guaidó oli ajutine president, et Juan Guaidóle koht kätte näidata. Et nad muutusid selle osariigi nime, kus tema sündis ja tema ei saanud midagi teha, mis näitas, et tal presidendina polnud absoluutselt mingit kaalu. Nii et see osariik kandis varem nime Vargas, nüüd on selle nimi La Guaira, ehk te saate aru, kui palju detaile, kui palju asju selle kõige taga on, kui palju lugusid lugude sees tuleb rääkida, et aru saada. Nii, La Guaira koges 1999 aastal seda, mida nimetatakse Avila mäe maalihkeks, ehk siis Avila mäe varinguks. Venezuela elanikud räägivad sellest katastroofist nagu hetkest, mil mägi jõudis mereni, kui mägi jõudis otse mere äärde, sest see juhtus paduvihmade tõttu. Toimus tohutu maalihe, tohutu mudavool, mis kattis kogu Vargase, kogu selle piirkonna. Ja ka seal ei teata täpselt, kui paljudest kadunutest jutt käib, sest kordan, juba tol ajal oli numbreid väga raske kokku lugeda. Räägitakse 780 ohvrist, umbes 2000 kadunust, kuid tegelikult pole neid arve kunagi täpselt kokku loetud. Ja kui läheme veel kaugemale tagasi 1967 aastasse, kas mäletate, mida ma teile ütlesin? Umbes iga 50-60 aasta tagant toimub Venezuelas maavärin. 1967, 29 juuli, seega oleme seal enam-vähem samal ajal kell 8. Maavärin toimus Caracase aja järgi kell 6, see 24. juuni maavärin 20 kilomeetrit pealinnast. Peamine tõuge kestis 35-55 sekundit magnituudiga 6,5-6,7. 236 inimest hukkus, 2000 sai vigastada ning suured kahjud ja täielikult kokku varisenud hooned. Kui vaatate tollaegseid fotosid ja võrdlete neid tänastega, siis näete, et igal pool on sõjaväelased kiivrite ja labidatega. Igal pool, igal pool. Seega Venezuela oli maavärinateks valmis ja teadis ka, kuidas reageerida, kui prioriteediks oli inimeste päästmine, mitte võimaliku riigipöörde ennetamine. Ja minna päästma neid niinimetatud turvamaju koos sealsete salakaubaveo tulemustele. Sest neile, kes ei tea, Venezuela armee koos paramilitaaridega, armee, mida juhtis alguses Vladimir Padrino Lopez, kes on nüüd ametist eemaldatud ja siis paramilitaarid, keda juhivad kollektiivost, keda omakorda juhib Diosdado Cabello, on need, kes kontrollivad kogu musta turgu Venezuelas. Kogu musta turgu riigis, kus peaaegu midagi ei liigu, mis on jõuga dollariseeritud ja kus inimestel on väga raske. Ma räägin ühte intervjuud, mis oli tõesti südantlõhestav, kus inimesed ütlesid, tõsi, alati öeldakse, et materiaalseid asju saab tagasi saada, elu mitte, aga Venezuelas ei saa isegi materiaalseid asju tagasi. Te ei kujuta ette, kui palju me pidime töötama, et saada see mikrolaine ahi, see külmkapp, see ventilaator, sest me räägime kohtades, kus on väga palav. Nii et lisaks sellele, et me elame praegu kuumalaine ajal, saame aru, mida see tähendab. Nii et isegi see vähene vara, mis maavärinas kaotati, on venezuelalastele tohutu tragöödia, loomulikult lisaks inimelude vaotusele. Ja siis nüüd on tragöödia sees veel üks tragöödia, sest Venezuelas, riigis, kus mitte miski ei töötanud, tuli kõige eest maksta. Ja nüüd, kui sul on inimesed nagu... Mitte miski ei töötanud. Ma olen näinud hulgaliselt Itaalia propagandiste sinna minemas, et näidata, kui ilus ja puhas seal kõik on. Ei, muidugi tegelikult oli seal üks, kes tegeles Venezuela režiimi kommunikatsiooniga, ta pidi Itaaliaga kokkuleppele jõudma, et mitte vanglasse sattuda ja see oli just selle mehe naine, keda me enne mainisime. Nii et ma tahan öelda, propagandat saab teha, sellega pole probleemi, eks. Aga ma tahan öelda, ja kes iganes,
kui ma olin 2018. aastal Altamiras, kuulge, Altamira on Caracase Parioli, Altamira on Milano Via Monte Napoleone, eks? Ma elasin Altamiras, mul polnud pool päeva vett ja elekter oli mul ühel päeval olemas, teisel mitte. Ja ma olin Altamiras, eks? Nii et kui siis tullakse sulle rääkima, et kõik on imeline, kõik on korras, muidugi. Nende jaoks, kes tegelevad sõjaväelastega, kes juhivad musta turgu, kellel on sõjaväelised klubid. Kui sa 2018. aastal sõjaväeliste klubidesse sisenesid, pidid sa nädal aega väljas tualettpaberit otsima ja kui sa selle leidsid, maksis see sulle $30. Sõjaväelises klubis anti sulle kokteilide menüü, tundus nagu oleksid Miamis, kui maksid dollarites, said võtta mida tahtsid, just kui oleksid Miamis. Poisid, ma elasin selle ise läbi, keegi ei rääkinud mulle seda. Ma olin seal, kogesin seda ise, seega räägin teile asju, mida olen isiklikult läbi elanud. Ja mis nüüd juhtub? Kuna Venezuelas tuleb kõige eest maksta, siis nüüd, Mirko, kujuta ette seda õnnetust. Ei, vaata, Joe, ma kujutan seda ette, kui pead maksma tervishoiu või millegi muu eest, ükskõik mille eest. Ei, aga asi on selles. Kui sul ei ole raha, siis sa ei jõua kuhugi. Ei. Aga sina oled kaotanud lähedasi, kes on rusude all ja keegi ei tule neid välja tooma. Sa pead minema ja maksma kraana eest, maksma selle eest, et see sinna tuleks ja paluma neile, et nad liigutaksid rususid. Et saaksid vähemalt kallistada oma lähedaste surnukehi, kes on seal all, sest sa juba tead, et nad on surnud, sest abi ei jõudnud õigel ajal kohale. Siis on veel üks teema. Oota. Tubli Diego. Küsimus. Miks sellest kõigest ei räägita ajalehtedes mitte kusagil? Inimesed on šokeeritud sellest, mis toimub Gazas, šokeeritud Ukraina hukkunutest, Iraanist. Nendest asjadest ja kogu sellest kraamist aga räälitakse. Jah, ma loen ka kommentaare selle kohta, mida räägiti Kutsika lugu, need asjad siin, aga keegi ei anna tervikpilti sellest, kuidas. See tragöödia, mis oli ette aimatav, arvestades, et juba Bolivari aegadest saadik on seal maavärinad, majad on tehtud penoplastist ja nii edasi. Keegi pole välja toonud neid detaile, mida sina andsid, aga mina ise peale selle, et mul polnud aega jälgida, ei teadnud üldse sellest kõigest midagi. Aga kes üldse Itaalias peavoolumeedias tegeleb Ladina-Ameerikaga korralikult? Kes on seal käinud, kes seal elab, kes räägib hispaania keelt, kes ei räägi hispaania keelt nii, et paneb lihtsalt sõnade lõppu itaalia keeles ST. Ja kes ei lähe sinna lihtsalt selleks, et kajastada mõnda MM-i mängu, vaid ongi seal, elab seal. Neid on olemas, ma võin teile nimesid öelda. Emiliano Guanella, Gabriela Saba, Alfredo Luis Somoza. Need on spetsialiseerunud inimesed, aga nad ei ole harva nad esirinnas. Te teate seda, eks? Poliitika ei huvita neid üldse, ei parem ega vasakpoolne. Kuid on huvitav näha, et tavaliselt on need võitlused vasakpoolsete pärusmaa. Ja probleem on selles, et neil oleks piinlik sellest teada anda. Ma olen näinud olukordi, kui Maduro viidi Livornosse, mis on tüüpiliselt kommunistlik. 60-aastased livornolased, kes pole kunagi Venezuelas käinud, viastasid hoopis noorte Venezuela poiste peale, kes ütlesid. Mina olen seal elanud, ma põgenesin sealt, nii et meid ei kurvasta eriti, et ta eemaldati. Nad püüdsid neile noortele õpetada, mida tähendab olla venezuelalane ja milline on Venezuela. See ongi paradoks. Aga sellepärast ongi ideoloogia kuumardamine. Ma ütlen, et revolutsioone tehakse samal ajal, kui juuakse cappuccinot ja süüakse saiakest Milano Vittorio Emanuele galeriis. Ja siis seletatakse kuubalastele, mida tähendab elada Kuubal. Seletatakse venezuelalastele, mida tähendab elada Venezuelas. No. Aga vaata, ma kordan sulle poliitilises ja sotsiaalses küsimuses, sest populismi leidub muidugi ka paremal tiival. Ladina-Ameerika elab läbi ajajärku, kus valitsevad valitsused, mis on õiguste vastased, mis tõesti panevad värisema, tõesti hirmutavad. Ja nüüd jõuame ka Kolumbiasse, jõuame Peruusse, seal on uus ajastu algamas. See on tõesti väga sünge hetk, nagu hispaania keeles öeldakse, näiteks Kolumbia jaoks. Aga tulles selle juurde tagasi, Mirko, sellest ei räägita praegu. Ja ma tahan siin ka ajakirjanike kaitseks sõna võtta. Ja aeg on liiga vähe, tähendab. Meie oleme juba 45 minutit rääkinud. Nii et vahel kutsutakse mind saadetesse rääkima. Hiljuti andsin intervjuu saatele Lei Jene, et rääkida Venezuela täieliku lahendamise operatsioonist. Rääkisin 30-35 minutit, meil oli väga tore intervjuu Leiene poistega. Kui saade lõpuks eetrisse läks, oli seda alles jäänud 3,5 minutit.
kui ma lähen otse-eetrisse, siis vahel nad teevad mulle... Ära arva nii, ma võtsin rongi, et minna Rooma. Raisse, ma ei tea, olin seal võib-olla veerand tundi, aga kui pärast vaatasin, oli seda alles jäänud 1,5 minutit. Ei, aga no mõtlen, tegelikult ei ole ruumi, ei anta ruumi, aga ka sellepärast, et see ei huvita kedagi. Mis on üsna üllatav on see, et Venezuelas on üle 100 000 itaallase või inimesi, kellel on Itaalia pass, itaalaste järeltulijaid. See on riik, mis peaks meile huvi pakkuma, vähemalt nende pärast, keda nimetatakse Itaalia päritolu inimesteks või selle rände pärast, mis on toimunud, mis on olnud Venezuelas. Aga nüüd lihtsalt selleks, et natuke arutada, tahan sulle ühe küsimuse esitada. Ti voglio fare una domanda. Räägi aeglasemalt, sest see on kasulikum. Ma tahan sulle tähtsa küsimuse esitada. Praegu on prioriteediks tragöödia, loomulikult, inimesed, joogivesi, telk, soe toit ja nii edasi. Kas sa arvad, et selle vahel, mis juhtus Maduroga seoses Trumpiga ja selle vahel, mis nüüd juhtus, oli Rodriguez'el omamoodi hirmutunne, et see võib inimesed üles särritada? Paradoksaalsel kombel võib see, et vägesid ei saadetud või saadeti neid ainult selleks, et midagi ei juhtuks, olla hiljem millegi vallandajaks. Ma arvan, et sa tabasid täpselt ära selle, mis enne toimus. Mis puudutab pärastist, siis Maria Corina Masiado üritab sisse pääseda, aga tal ei õnnestu, teda ei lasta sisse, sest praegu oleks Maria Corina Masiado Venezuelas nagu pomm. Ta ei taha seda Trumpile anda. Muide, Trump on öelnud. Teiseks on Trump öelnud, et Maria Corina Masiado ja katse Venezuelas sisse tungida on vastupidise mõjuga, sest see tekitaks tegelikult segadust. Maaverin tõi veelgi rohkem esile Venezuela režiimi kõik nõrkused ja seega võimaldab see Trumpil veelgi suuremat mõju saavutada. Sest nad on juba avanud saatkonna Caracases ja on juba kohal Ameerika Ühendriikide sõjaväelased on samuti juba kohale jõudnud. Muide, te olete näinud, et Hiina ja Venemaa päästemeeskond ei ole olnud, nad ei ole kiirustanud kohale. Nii et ka see oli oluline märk sellest, kes tegelikult täna koha peal tegutseb. Rodriguez täna, kui see on võimalik, liigub veelgi kõrgemal tasemel, võiksin nii öelda, ja tikk tema käes on veelgi lühem. Ja muide, enne sa rääkisid ühe päästja, Ameerika päästja olukorrast, kes vaidles Diostadoga. Caveglio, kes muide, ma ei tea, kas te olete näinud, on hakanud Salvini stiili järgima. Nüüd paneb ta selga tuletõrjujate kombinesoonid, paneb need selga, eks. Nüüd on ta selle mõtteviisi omaks võtnud. Ma ütleksin, et buldooseri stiilis. Ta hakkas vaidlema ühe Ameerika päästega, kes oli rusude alt elus inimesi leidnud. Ja nad olid valmis kasutama kõiki vajalikke vahendeid, et liigutada rususid ja päästa inimesed välja. Diosdado Caveglio koos Sebini agentidega, mis on Venezuela luureteenistus ja sõjaväelastega peatas ta mee ning nad hakkasid vaidlema. Siis mingil hetkel ütleb Diosdado talle, ei, sina pead minema sinna ja liigutama need asjad ära, siin hoolitseme meie kõige eest. Ja tema ütleb, kuule, seal on elus inimesi, me leidsime seal all elus inimesi ja Diosdado ütleb, jah, aga teie ei tohi siia tulla, meie hoolitseme selle eest. Aga kuidas nad hoolitsesid? Neil polnud vahendeid, neil polnud midagi ja tema ütleb talle, sa ütled mulle, et sa ei taha, et me läheksime neid inimesi päästma. See on videos selvelt näha, eks. Ja Diosdado saadab ta minema. On selge, mida sellest järeldada, et nad ei tahtnud, et Ameerika päästjad raskete masinatega sinna piirkonda läheksid, sest seal oli midagi, mida ei tohtinud leida. Või midagi, mida ei tohtinud leida. Või minu arvates on hirm, et kui keegi näeb välisriike, eriti võib-olla Ameerika Ühendriike sekkumas, siis see on teatud mõttes pehme jõu kasutamine. Eks? Ei, muidugi, aga nad sekkusid teistes piirkondades. Pehme jõud on paremini seletatav. Pehme jõud, sest kui sa näed riiki, kes veel eile võttis su liidri kinni ja nii edasi ja nüüd hakkab aitama. Muide, ma ütlen, et kui riigid nagu Ameerika või teised sekkuvad ja aitavad ülesehitamisel. See on tark pehme jõu vorm.
et proovida näidata, ära kasutada režiimi nõrkusi, et aidata inimesi ja seeläbi luua ka harmoonia. jah, loomulikult. Seega siiras heatahtlikkus selles mõttes. Kas see on parem strateegia kui inimeste röövimine või pommide loopimine? Jah. Ameerika Ühendriigid kasutavad seda strateegiat muidugi täiel rinnal, kuid selles mõttes jõuame tagasi selle juurde, mida ma sulle rääkisin. Miks nad ei tahtnud, et nad sinna läheksid? Jah, nad olid juba sekkunud paljudesse teistesse piirkondadesse. Kordan sulle, mis nad läksid strateegilisi piirkondi kontrollima, sest nagu ma ütlesin, nii Diosdado Cabello kui ka Vladimir Padrino Lopez, nad juhivad peamisi ebaseaduslikke tegevusi, mis toimuvad Venezuelas, alates Orinoco kaevanduskaarest kuni narkokoridori ebaseaduslike vedudeni ja mitmeid muid asju. Seega on asi selles, et just sellepärast hoiavadki nad teatud piirkondades veel võimu enda käes. Ja siis need pildid, mida sa näitad, näitavad selgelt, et kalmistud on ülekoormatud ja ilm on väga palav. Gasid on kõik sadamasse kokku kuhjatud. Õnneks on saabunud annetusi mõnede kirstude näol. Seal on üle 200 tuvastamata surnukeha. Ja on kaevatud, mitte massihauad. Kui kuulete sõna massihauad, siis see pole täpne. On kaevatud individuaalsed hauad. Tänu Punase Risti abile on igal ristil kood. Iga rist on koodiga tähistatud. Nii et koodi abin saab teada, kust inimene leiti, millises hoones. Ei. Seega saab vajadusel jänile jõuda ja loomulikult on haiglad kokku varisenud. Mina kirjutasin 2023 aastal Venezuela kohta reportaasi ajalehele Il País 23 ja Barquisimetast tegin reportaasi psühhiaatria haiglate olukorrast, mis oli kohutavas seisus. Ja haiglate kokkuvarisemine Venezuelas oli juba teada asi, nii et võite ette kujutada, mis praegu toimub. Inimesed peavad haiglasse minnes ise ravimid, sidemed, marli ja vesinikperoksiidi kaasa võtma. Ehk nad saavad sulle tähelepanu ja abi pakkuda. Ma kujutan ette arste, mehi ja naisi, õdesid, nii mehi kui naisi, kes püüavad teha, mis suudavad, aga loomulikult ilma inimressursside, vahendite ega füüsiliste võimalusteta. Teatun korraks katoliku kiriku juures. Kas tal on roll Venezuelas? Kas selles mõttes toetustegevust? Nii, siis või religioon üldiselt? Bolivari revolutsiooni ajal ja ka Hugo Chavez'e suure lähenemise tõttu Kuubale oli kõige levinum religioon Santeria. Hugo Chavez oli Santero ja Maduro on väga lähedale jõudnud evangeelsetele kristlastele ja nelipühilastele. EM on väga tugevalt esindatud. Neitsi müüt erinevates Venezuela piirkondades on Neitsi Maarja väga tugevalt kohal. Ja näiteks Barquisimetos linnas, mida ma hästi tunnen, sest mu kaaslane on Barquisimetost. Ja näiteks jaanuaris tähistatakse Barquisimetos Divina Pastorat, kes on Neitsi Maarja karjas kepiga. Ja seal on erinevaid Neitsi Maarja kujusid ka see rahvuslik, ei loomulikult. Aga kirikul ei olnud vastanduvat rolli Hugo Chavez'e suhtes. Chavez ja viimasel ajal on toimunud väike lähenemine pärast 2 inimese pühakuks kuulutamist Venezuelas viimastel aastatel. Kuid Santeria ning evangeelsed ja nelipühi kirikud on need, mis on omandanud palju suurema tähtsuse. Ja siis on veel teisi altre sünkreetilisi religioone, näiteks Chivacoa piirkonnas, mis pärinevad kordan vallutuse ja orjuse aastatest, Aafrikast aelates Ameerikasse toodud inimeste orjastamisest, mis viisid sünkreetiliste kultusteni, mida ei saa päris täpselt seletada katoliiklusega sarnasuse kaudu. Nii, ma kasutan juhust, näete, et oleme peaaegu tund aega rääkinud, seega tänan sponsorit, sest meil on veel väga paljudest muudest olukordadest rääkida. Tänaseks sponsoriks on muidugi meie kallis sõber Incogni, kes on meid juba paljudes otseülekannetes saatnud, ka suveperioodil, mis kindlasti halva ei tee. Ma kasutan seda isiklikult, vähemalt ei tüüta mind enam nii palju. Nii jõuab minuni vähem mõttetuid uudiseid ja kõnesid.
mida siis Incogni teeb? Tegelikult ma kujutan ette, et ka teie saate iga päev rämpsposti, teenuseid, mõttetuid kõnesid, robotkõnesid ja nii edasi ning olete segaduses, kuidas teie andmed nende nimekirja sattusid, olgu see siis e-posti aadress või teie telefoninumber. Teadke, et iga kord, kui registreerute mõnel veebilehel või tasuta teenuses, siis kui miski on tasuta, tähendab see, et toode olete teie ise. Teie andmed on juba ära võetud. Ja just see ongi asja mõte, see, kuidas nad teid ära kasutavad. Nii et mida Incogni teeb? See on teenus, mis tegeleb teie isikuandmete eemaldamisega erinevatelt veebilehtedelt ja andmevahendajatelt. Mis on selle eesmärk? Vähendada teie kohta veebis ringlevat teavet. See aitab mitte ainult vältida teie andmete edasimüüki turunduse eesmärkidel, vaid ka vähendada rämpsposti, e-kirjade ja soovimatute kõnede näol. Lisaks vähendate riski, et neid andmeid kasutatakse pahatahtlikeks tegevusteks, nagu pettusskeemid või sihitud rünnakud. Seega, mida vähem andmeid internetis, seda väiksem on profiilide koostamise võimalus. Seega, Incognis erinevalt teistest ei müüda teie andmeid edasi. Muidugi maksate vähe, tegelikult väga vähe, sest kui kasutate kirjelduses, esiletõstetud kommentaaris või vestluses olevat linki, saate 60% soodustust ja toetate lisaks ka kanalit. Pidage meeles, et kui teid ei leita, ei saa nad teid ka tülitada. Mis veel, mul on oma isiklik lööklause, mis on, kui kõrgelt te oma aega hindate. Mina eelistan saada nädalas 10 kõnet vähem, kui et peaksin oma aega raiskama püsti tõustes ja võib-olla mõnda tegevust katkestades. Ja siis avastad, et see on neetud kõnekeskus. Põhja-Aafrikas, sest nüüd on neil see Alžeerias, Balkanil. Võid saada kummalisi kõnesid Albaaniast. Ja nii edasi. Ja lisaks toetage kanalit. Arvestades teemasid, mida ma täna õhtul pean põhjalikult käsitlema, sest kui räägid maavärinatest ja sellistest asjadest, siis YouTube ei tule sulle just eriti vastu. Niisiis, meie teema juurde tagasi tulles, järgmine olukord, millest tahad rääkida? Miks sa suri? Lõpetame võib-olla kiiresti Venezuela teema ära, kui soovid, siis liigume edasi ülejäänu juurde. Mis nüüd siis saab? Nagu ma ütlesin, hädaolukorras on 3 etappi. Päästmine, abi ja taastumine. Venezuelalased tunnevad end praegu loomulikult hüljatuna. Te nägite valitsuse mittereageerimist. Päästemeeskonnad lahkuvad, teised meeskonnad on saabumas. Hispaania on just saatnud oma esimese reageerimismeeskonna pärast katastroofi. Ja veel meeskondi on saabumas. Aga riik peab reageerima, sest ei saa olla nii, et mõned riigid ja mõned päästemeeskonnad peavad üles ehitama majanduse, mis oli juba aastaid sisemise vaesumise tõttu kannatanud. Ja loomulikult ei ole ka Ameerika Ühendriikide majandusblokaad aidanud. See pole üldse aidanud. Nüüd on aga veel üks olukord. See on oluline, ma ei pannud seda slaididele, kuid tahan sellele tähelepanu juhtida. Vargase tragöödia ajal märgati lastekaubanduse kasvu kohe pärast Vargase tragöödiat. Sest paljud lapsed jäid orvuks ja seetõttu hakkasid maffiagrupid selles osas tegutsema. Nüüd on palju lapsi, kes jäid selle tragöödia ajal orvuks ühel lihtsal põhjusel. Emad viskusid maavärina ajal nende peale või püüdsid neid kaitsta nii, nagu teeks iga ema. Tõenäoliselt ka iga isa. Nemad ei surnud, nad ei jõudnud veel elada, aga poisid ja tüdrukud küll. Seega on juba olemas keskused, kuhu need lapsed on viidud ning juba on arreteeritud üks meeskond, kes püüdis mitmeid lapsi röövida. Kuid juba on teatatud mõnest veebilehest, kus on väga kummalisi kuulutusi, kus müüakse 66 sentimeetri ja 11 kilogrammi kaalus nukke, peaaegu uusi väestemõlkidega. Võib tulla järele võtta $3000 eest. Ja kui te neid otsite, kui teete otsingu sotsiaalvõrgustikes, leiate mitmeid kaebusi nende videote kohta. Seega praegu on üks prioriteete, UNICEF on juba tegutsema hakanud püüda kaitsta neid lapsi, kes peavad ka kooli minema ning tuleb ka aru saada, kuidas aidata ja toetada neid, kes on kõik kaotanud.
täna on nende seas, kes maksavad selle eest, et ekskavaatorid tooksid nende lähedased rusude alt välja. Nende seas, kes maksavad selle eest, et saada oma lähedaste kehad. kes on välja toodud, on tuvastatud. Aga selleks, et panna silt, mis ütleb, et see on sinu vend, küsitakse sinult raha. Muidu öeldakse, et paneme ta nende hulka, keda pole tuvastatud. Kes ei tunne Venezuelat, ei saa aru, millest me räägime. Tal pole aimugi, millest me räägime. Seega kordan, kui keegi väga ideoloogiline tuleb teile rääkima igasuguseid asju, kes pole kunagi Venezuelas elanud. Täpselt Redditis, täpselt Vintage'is, aitäh. Ma ei tahtnud seda ise otse välja öelda, aga just Vintage see ongi. Nii et selliseid reklaame leiab hulgaristi, andke neist teada, oli ettevaatlikud. Ja on aktiveerunud võlgustikul, mida me hästi tunneme, mis Epsteini juhtumi ajal päevavalgele tulid, aga ärge arvake, et Epstein oli ainus. See on väga tõsine asi, mille kohta ma näiteks ootaksin tõsist reportaaži üldtelevisioonilt neilt, kes on ise koha peal käinud ja räägiksid natuke sellest, mis tegelikult toimub. Nii, kuna me juba tegime reklaami, siis teen ka mina oma reklaami, Mirko. Kui soovite Ladina-Ameerikat sellisel viisil jälgida, kui soovite kuulda uudiseid koos kohaliku teadmisega, siis võite mind jälgida Instagramis või ka teistes kanalites, aga Instagrami ma kasutan ja veel, et jagada artikleid, mida ma avaldan ajalehes Ilpa Eese, artikleid, mida ma avaldan teistes ajalehtedes ning reise, mida ma sageli selles piirkonnas teen. Nii et kui soovite mind jälgida, teeb see mulle rõõmu. On oluline omada kanalit, eriti nende inimeste jaoks, kes mind Itaalias jälgivad, et saaksin neid Ladina-Ameerika kohta käivaid uudiseid ka Itaaliasse tuua. Ma püüan mitte jagada uudiseid ega postitada artikleid ainult hispaania keeles, vaid ka itaalia keeles, seda ma luban teile. Nii et kui sa mind aitad, Mirko, pannes Instagrami lingi vestlusesse, siis on see neil olemas. Kui soovite, leiate mind sealt, kasutajanimi Diego@DiegoBatistessi. Ma ei tea, kas on veel küsimusi, võib-olla ka provokatiivseid, väljakutsuvaid küsimusi inimestelt, kes ei ole nõus. Teile ei meeldi see narratiiv, mida ma pakun. See on oluline, sest nii saame vestlust rohkem avada. Läheksin edasi Kuuba juurde, sest kriisist kriisi, kui Kuubal olid mingid sidemed, siis vähemalt nad aitasid üksteist ja nii edasi. Nüüd pole enam arugi saada, kes on abistaja, kes on abistatav. Enam ei saa aru, kellel on milline roll. Sest siin on asi selles. Ühest tragöödiast teise praktiliselt. Praegu on Kuubal selline olukord. Me olime sellest rääkinud ja juba siin ma mäletan koos Claudioga, eks, et ta oli just tagasi tulnud Kuubalt. Ja olukord praegu on selline, et on tehtud, me näeme seda hiljem slaididel, 176 reformi Ungias, et avada saar täielikult saar välismaistele kapitalidele, välismaistele pankadele. Ja terve rida sekkumisi, mis on mõeldud Onusami rahustamiseks, sest me teame, et Kuubale avaldatakse praegu väga tugevat survet, seda nimetatakse sekkumiseks, väga tugevat survet Kuubale. Ja see surve, kui seda ei avaldaks Ameerika Ühendriigid Kuubale, vaid mingi X-riik teisele suveräänsele riigile, me oleksime aastuses ja ütleksime, et see on ilmselgelt midagi, mida ei tohi teha. Ameerika Ühendriigid Trumpi ajal on meid aga sellise käitumisega juba harjutanud ja ka palju ka muuga. Mul on mõned küsimused, sest olen saanud vihjeid sõpradelt ja nii edasi, kellel omakorda on neid igalt poolt ja nii edasi. Kas on tõsi, et juhid ja teised, ütleme nii, peavad läbirääkimisi turvalise lahkumise üle? Tagades oma isiklike vahendite turvalisuse või garantiiga, et nende pangakontosid ei puudutata või raha, mis neil on välismaal ja muud sellist. Samal ajal on see alati üks ja sama lugu, mis juhtus ka Venezuelas ja mis toimub ka praegu Venezuelas. Ei ole juhus, et mingil hetkel hakkavad ilmuma fotod Kuuba sõjaväelastest, kes kohtuvad Radcliffe'iga, kes kohtuvad teiste USA kindralitega. Ma usun siin, et mul on natuke kontakte, mingil hetkel paljude asjade seas jõuavad minuni ka need. Mulle öeldakse, et põhimõtteliselt korraldatakse lahkumist, näed. Ühel hetkel tekib küsimus, eriti kuna Kuuba seisukoht oli varem olnud teistsugune.
see, mida te praegu näete, on sellepärast, et Once Shota tähendab hispaania keeles 11. juulit. 5 aastat tagasi, 11. juulil 2021 aastal toimus Kuuba režiimi suurim sisemine väljakutse pärast revolutsiooni triumfi 1959 aasta jaanuaris. Mida see tähendab? Et esimest korda mitte Miamist, mitte Kalle Oholt, mitte New Yorgi kontoritest, mitte Washingtonist, vaid Havana ja teiste Kuuba linnade tänavatelt tõusid protestid Kuuba režiimi ja partei vastu. Protestid said alguse kultuurisektorist. Ma ei tea, kas te mäletate seda pilti paljudest noortest, kes läksid kultuuriministeeriumi ette protestima. Olge tähelepanelikud, siin ei tasu seda juttu uskuda, et nad olid vasturevolutsioonilised või Castro-vastased. Nad lihtsalt protestisid. Sest süsteem lämmatas kogu kultuurilise ja kunstilise eneseväljenduse, oli väga klientelistlik ja väga nepotistlik. Ja, see oli väga nii. Kas järgite minu joont või te ei tööta? See hakkas uutele põlvkondadele vastu käima ja neile ei meeldinud see enam. Seetõttu nõuti dialoogi Kuuba režiimiga kultuurilise loomingu ja väljendusvabaduse teemal. Kuuba režiimi reaktsiooniks oli täielik repressioon. Tänaseks on Kuubal üle 1000 poliitvangi, kellest enamik osalesid protestides, mis algasid 11. juulil 2021 ja kestavad tänaseni. Pärast neid proteste tekkis liikumine, mida hakati kutsuma Patria y Vida, Isamaa ja elu. Sest Castro kuulus loosung revolutsiooni ajal oli Isamaa või surm, eks, võita või surra. See on Joe Tuel, kes ei ole täpselt vasapoolset esindaja, aga ta on üks neist intellektuaal, kes oli üks neist inimestest, keda tänapäeval kultuurilisest vaatenurgast peetakse oluliseks eeskujuks. Ütleme nii, et ta on väga mõjukas ja laialt levinud. Aga tegelikult, kui liigume järgmise slaidi juurde, siis protesti tõelised kultuurilised algatajad on inimesed, kes on kunstnikud, kes on intellektuaalid. See on Luis Manuel Otero Alcántara, kes vangistati ja on siiani Kuubal vanglas, plastikkunstnik, kes oli üks peamisi San Isidro liikumise asutajaid. Tähelepanu! San Isidro liikumine, mille kohta kõik muidugi ütlevad, et see on alati vandenõu rahastatud Ameerika Ühendriikide ja Kuuba parempoolsete poolt Miamis, sest on võimatu uskuda, et üks kunstnik ise Kuubalt võiks arvata, et seal on asju, mis ei ole korras. Nii et kindlasti peab ta kelleltki raha saama. See ei saa olla tema enda arvamus. Keegi teine peab talle seda ütlema. Ei, et asjad ei toimi. Täpselt, ta ei saa olla särav kunstnik, kes samas ei suuda ise mõelda. Kas te nägite, kui me võtsime Lokadelliga ühendust, et mobiililevi oli ainult ühes nurgas? Ja, et neil olid generaatorid elektri jaoks. Ja et ainus koht, kus oli elekter, oli hotell, vaid mõne meetri kaugusel ja kõik muu oli pime ja nii edasi. Võib ju propagandat teha. Mul on üks tuttav, kes võttis sealt ühendust ja näitas mulle, milline see koht on. Vaata, see on uskumatu, kuidas kõik tunnistavad, mina esimesena, et kui on üks riik, mis on kultuuri tohutult investeerinud, siis see on Kuuba. Tõepoolest, kui sa räägid täna mõne 50-60 aastase kuubalasega, kes on pärit revolutsiooni ja kirjaoskuse tõstmise ning investeeringute ajastust. Kultuuri osas on ta Ladina-Ameerika keskmisega võrreldes inimene, kellel on tohutu kultuuriline pagas. Nii et kui on üks asi, mida kuubalased vähemalt varem enne viimaseid 10-15 aastat, mis on olnud kohutavad ka kooli, infrastruktuuri ja kõige muu osas, oskavad teha, siis see on mõelda. Nad mõtlevad hästi, nad on hästi haritud, aga olge tähelepanelikud. Nad mõtlevad hästi, nad on hästi haritud. Mitte ohtlik. Ei, aga tegelikult nad mõtlevad hästi, nad on hästi haritud ainult seni, kuni nad on režiimiga nõus. Kui nad ei ole režiimiga nõus, siis on nad kõik rumalad, kes tulevad ja saavad raha Ameerika Ühendriikidelt. Hetkel, kui nad otsustavad öelda midagi, mis on režiimi vastu, lakkavad nad olemast haritud, kultuuriliselt ettevalmistatud ja muutuvad käsilasteks. See üleminek on uskumatu, kas pole? Mis muudab nad täiesti tühjadeks peadeks. Noh, siis San Isidro liikumine, mis areneb veidi enne 2021 aasta proteste, kuid mis 2021 aastal saab üheks keskseks punktiks ja annab hiljem alguse ka Archipielagole, mis on veidi suurem liikumine. Kõik inimesed, keda te sellel fotol näete, on kas paguluses, vanglas või koduarestis.
sest on olemas ka teine süsteem, mis on praegu kasutusel, võib-olla mitte kõik, ma mõtlen, ma ei taha kasutada absoluutset väljendust, kuid enamik neist inimestest on kas paguluses või vanglas. Luis Manuel Lopez Alcantara on endiselt kas vanglas või koduarestis. See tähendab, et nad on sunnitud koju jääma, sest nende ukse taga seisavad 2 tsiviilriietes valvurit, kes ei lase neil välja minna, nii et nad ei saa mingil moel sekkuda. Nende turvalisuse pärast, ma kujutan ette. Täpselt. Siis vaata, mina ka, sest sama asi ja Eva Peema, sina, Diego, eks. Ma olen interveerinud ka inimesi, kes on siin Madridis paguluses ikka passi jaoks. Mõned neist on äärmus parempoolsed, teised vasakpoolsed. Pane tähele, sest on ka vasakpoolseid inimesi, kes on Kuubal toimuva vastu. Ma just lugesin ühte kommentaari ja olen sellega nõus. Ei tohi üldistada ega absolutiseerida migrantide või diasporaa mõtteviisi. Sest näiteks siin Madridis on enamik diasporaast seotud Venezuela opositsiooniga. Seega tsentristlikud parempoolsed või parempoolsed. Väga karm, seega loomulikult ei ole see jutustus ja narratiiv, mida nemad räägivad, tõde. Aga ei saa ka arvata, et näiteks Venezuela puhul oleks need 8 miljonit venezuelalast, kes riigist lahkusid, kõik parempoolsed inimesed või kõik ühesugused inimesed. Ja, et nad ei suuda arutada või näha, kas tegemist on parempoolse või vasakpoolse režiimiga. Ma arvan, et see muutub üsna ebaoluliseks. On üks väga oluline küsimus. Need liikumised on intraetnilised. Need on rohkem levinud Hispaania dissidentide seas kui mestiitside seas. See ei ole liikumise küsimus. San Isidro, legendaarne. Meil on kindlasti San Isidro intraetniiline. Kuuba on muide saar, kus Aafrika päritolu on väga tugevalt esindatud. Üks kõige suurema Aafrika päritolu elanikkonnaga piirkondi kogu tänases Ladina-Ameerikas ja Kariibi mere piirkonnas. Mis puudutab Venezuelat, siis riiki juhtivad liidrid, hoolimata sellest, et räägitakse revolutsioonidest, mis toovad võrdsust, õiglust ja kõike muud. Kui vaatate Venezuela võimul alviku lähivaadet, ei näete seal ühtegi Aafrika päritolu inimest ja näete väga vähe põlisrahvaste esindajaid kui üldse. Ja kui vaatate sama asja Kuubal, näete sama ka Nicaraguas, kuid peame ütlema, et näeme sama ka Venezuela opositsioonis. Nii et kas tegemist ongi juhtkonna elitismiga? Ja see määratud väga hästi need sotsiaalsed klassid, mis Venezuelas on. Aga ka sellepärast. Enne seda. Ja meie tüüpi supp, mida pidid meile selgitama. Okei, aga selle jätame Kolumbia juurde, seome selle Kolumbiaga. Nii et... Okei, aga selle jätame Kolumbia juurde, seome selle Kolumbiaga. Kellele ma viitasin. Ma pean olema ettevaatlik, sest isegi kui ma räägin tõtt, pean ma jälgima, mida ütlen, sest muidu võivad mulle tulla ka laimukaebused, saad aru. Nii, siia panin ma kõik reformid, mida Díaz-Canel on ellu viinud. 176 reformi, mis on mõeldud selleks, et täielikult muuta seni nähtud Kuuba nägu. Need on, ja siis ta süvendab, ütleme nii, muudab veelgi põhjalikumaks need reformid, mida Raul Castro oli juba sisse viinud. Aga ta teeb seda selgelt Ameerika Ühendriikide surve tõttu, mis on jõudnud maksimaalsele tasemele. Samuti toimub kinnisvaraturu osaline liberaliseerimine. See oli üks Kuuba revolutsiooni põhielementidest, nimelt, et kõik omandiõigused pidid olema kuubalaste käes. Eraettevõtted saavad importida ja eksportida, tugevdatakse väike ja keskmise suurusega ettevõtteid, eemaldatakse mitmed tegevuspiirangud ning suurendatakse juhtimise autonoomiat. Välisinvesteeringud, mis muutuvad lubatuks, on toimunud avanemine ka Kuuba diaspora suhtes, keda varem alati peeti kuradiks ja vaenlaseks. Ühesõnaga, ma ei usu, et Rubio laseb sellest lahti. Vastupidi, antud juhul jõutaksegi selleni, et see ongi definitsioon. Kui me peame jõudma kapitalismi halva koopiani, siis võtame parem juba originaalse kapitalismi ja kõrvaldame režiimi. Sest seni, kuni režiim kaitses ikkagi revolutsiooni vaimu, sotsialismi, võisime me sellega nõustuda või mitte, mis igal juhul viis läbi kukkumisteni. Samas on tõsi, et sellise embargoga
muutub kõik väga raskeks, aga see tõi kaasa ka mitte just kõige parema majandamise. Sa võid öelda, et jätkame idee kaitsmist, aga kui mingil hetkel võtad selle omaks, kui mitte täielikult, siis osaliselt. Need on need jooned, mis määratlevad kapitalismi, mille vastu oled 80 aastat võidelnud, eks. Mingil hetkel võib keegi sisemiselt öelda, et kui me peame olema halb koopia, siis võtame juba originaali ja võtame ka originaali eelised, nii et olge ettevaatlikud. Silmad Kuubal, Okkisu Kuuba, 11. juuli, miks? 5 aastat protestidest, mis raputasid riiki esimest korda seespoolt, alates revolutsioonist. Muide 5 aastat, mida mälestatakse tõeliselt raskel ja kriitilisel ajal saare jaoks. Olge ettevaatlikud, sest võib juhtuda midagi uut ja ootamatut. Oota korraks. Ma vaatan natuke ringi. Jah, muide, on üks asi, ma ütlen teile. Me andsime välja oma teise uuenduse. Andke meile teada, kas kõik töötab hästi. Kui te ei tea, mis rakendus see on, siis leiate lingi kirjeldusest. See on põhimõtteliselt rakendus, mis tegeleb allikate ja uudiste klassifitseerimisega. Nii et saate neid jagada geopoliitiliste või tehniliste kriteeriumite järgi. Droonide, lennukite, rakettide uudised ja nii edasi. See on ainulaadne omasuguste seas. See ei ole vasak ega parempoolne uudis, nagu teeb Fronte News või midagi sellist. See on mõeldud just inimestele, kes jälgivad selliseid kanaleid nagu see, ei rohkem ega vähem. Näiteks kui tahad ainult Kuuba, Venezuela ja nii edasi uudiseid, siis see filtreerib sulle ainult Kuuba ja Venezuela uudised. Ja see annab sulle ka selle allika usaldusväärsuse taseme ehk mitu korda see ajaleht on jama rääkinud, sest teised ajalehed on selle ümber lükanud. Nii et vähemalt tead, et kui tuleb uudis, et ma ei tea, Corina Machado on leidnud kullasoone ja kõik on saanud miljardäärideks. Kui selle annab sulle, ütleme, kuidas ta nüüd oligi, Il Faro di Roma, siis ma väga ei usaldaks seda. Usaldusväärsuse mõttes, jah. See oli kõikidest Zelenski villadest, Kepelsist, Karlo villast, hotellist Küprosel, kasiinost, ma ei mäleta kus ja nii edasi. Aga siis sulle. Võib öelda, et ole ettevaatlik, sest see ajakirjanik on Parvellumi ringkonnas. Ja. Tõenäoliselt võib ta seda sulle öelda. Muide, sina oled ainus asi, mis hoiab üleval. Fatto Quotidiano usaldusväärsuse tase on 10%. Sa ajad mu põhja. See oleks täiesti negatiivne tulemus. Siis lähme siia. Siin on reformid, me oleme ikka veel reformide juures. Jah, lõpetuseks natuke Kuuba kohta. Tegelikult tegin ma siin teile kiire kokkuvõtte reformidest. Tõenäoliselt räägime Kuubast üsna pealiskaudselt, kuigi sellest võiksime siin rääkida 10 tundi järjest. Aga see on selleks, et anda teile aimu, anda teile mõtteainet ja öelda, et jälgige järgnevatel päevadel, mis Kuubal toimub. Ka sellepärast, et nüüd on Ameerika Ühendriigid MM-ilt välja langenud, nii et Trumpil on vaba aega ja ta hakkab jälle muudel tandritel mängima. Nii et näete, et üheks olulisemaks uuenduseks on eraomandis olevate pankade loomine ja investeerimisvõimaluste avamine Kuuba diasporaale, mis oli veel mõnda aega tagasi keelatud ja mõeldamatu. Nagu ma teile ütlesin, osaline kinnisvaratulu liberaliseerimine, universaalsete toetuste vähendamine. Ka sellepärast, et kuulsas Talongi raamatus polnud enam midagi, sest enam ei jagatud midagi ning suurem autonoomia ettevõtetele ja põllumajandustootjatele. Tõepoolest, ka mulle jäi silma, et Marco Parancini ütleb lausa erapangad, ka mulle jäi see erapankade teema meelde. See on see, mis mind kõige rohkem raputas. Sest ma ütlesin, kutid, see on üks manööver. Kas nad tahavad Hiina mudelit jäljendada? Jah, nüüd muidugi ei, aga nüüd muidugi räägitakse, et Hiina ja et loomulikult on Hiina see, kelle järgi joondutakse. Loomulikult tuleb alati narratiiv üles ehitada, Nikola, sa tead seda minust paremini. Ei saa ju öelda, et nad murdsid meil käe ja me peame seda tegema. Ei, tuleb öelda, et nägime, et Hiinas see toimis, nii et nüüd teeme seda ka meie. Loomulikult tuleb alati leida viis, kuidas poliitilisest kriisist välja tulla.
aga kui soovid, siis lähme. Kolumbiasse, nii saab juurde minna, et See ei ole see, mis puudutab särke. Läheme Kolumbiasse, läheme Kolumbiasse, läheme Kolumbiasse. Ka sellepärast, et Kolumbiasse minek on nagu veskisse minek. Seal saad jahuseks. Läheme Kolumbiasse, kus üks tegelane, keda peame nimetama presidendiks, Abelardo Vélez Perea, ja seega mitte lihtsalt tegelane, vaid ta suutis saada presidendiks võites, ütleme nii, viimasel hetkel Ivan Cepeda vastu. Väga peen intellektuaal tõenäoliselt oleks ta olnud üks viimase 20 aasta parimaid Ladina-Ameerika poliitikuid. Kuid väga dogmaatiline inimene, kes ei suutnud valimiskampaania ajal piisavalt kaugeneda sellest, mis oli olnud. Mõned Petro narratiivsed läbikukkumised, nagu näiteks teeme põhiseaduse assamblee, et reformida süsteemi või ühiskondlikku lepet Kolumbias. Ja kõigil tuli kohe meelde Venezuela ja seetõttu ütlesid nad ei. Aga see meenutab mulle kohe Bertronit täpselt, nii et kõigile. Ja seega igatahes oli mitmeid tegureid, mis kukutasid Spera kandidatuuri, mis siiski jõudis peaaegu 13 miljonini. Nii et ma tahan öelda, riik on selgelt lõhestunud. Probleem on selles, et võitis üks härra, kelle kohta ma ei teagi, mis sõna kasutada, sest ta on riigi seisukohalt väga hämar kuju. See, millega ta tegelenud on, ta on advokaat ja ta on viimase 10-15 aasta jooksul kaitsnud terve rida tegelasi, kes on halvimad, mida Kolumbia on tootnud. Nii et ta on, ja me võime seda öelda, ka valimiskampaania ajal öeldi seda, ta oli kurjategijate advokaat ja ta on inimene, kellel on haiglane tõmme Ameerika Ühendriikide poole. Tal on isegi Ameerika kodakondsus. Seda näeme seda ka hiljem. Loomulikult on ta Bukele, Milei ja Trumpi fänn. Tõepoolest, kordan veel kord, ajalehes Il Paese olid artiklid, kus öeldi, et Bolsonaro, Milei, Bukele ja Trump on saanud lapse, tema nimi on Abelardo, eks. Ja välja tuli Abelardo. Niisiis, see härra on kaitsnud, või no mitte kaitsnud, tal on olnud, ütleme, suhted ja ta on avalikult kaitsnud, mitte advokaadina, aga avalikult Mancuso tegevust. Nüüd, ma ei tea, kas te teate, kes on Mancuso, aga Mancuso oli üks peamisi kurjategijaid ja mõrvareid muidugi. Kolumblastest, ma mõtlen, te pole kunagi rahul. Üks, kelle juurde te lähete. et vaadate lugu, ta on poiss. Nagu vanglavarrukad olenid. Minge vaadake, kes on Salvatore Mancuso ja öelge, aga poisid, isegi keegi, kes võib-olla oli tema poliitilisel poolel Mancuso meetoditega, võib-olla ei saanud temaga nii hästi läbi. Tema kaitses teda, öeldes, et Mancuso tappis liiga vähe inimesi. Ta oleks pidanud tegema veel hullemini, kui ta tegi. Ei, tegema hästi. Natuke surudes ka uribistikule poolele. Mõelge, et Uribe, endine Venezuela president, on süüdi mõistetud. Juan Zapata ajalooline vaenlane, kellele Kolumbia üleminekuõiguse kohus omistab üle 6200 valepositiivse juhtumi. See tähendab inimesi, kes tapeti ja kellele pandi relv pihku, et neid näidata kui sissisid. Ning nii said sõjaväelased selle eest preemiaid. Poisid, need on täiesti uskumatud asjad. Näete, see Uribe ei toetanud Belardot, sest pidas teda liiga radikaalseks, ta toetas Palomat esimesel valimiste voorul. Kui Belardo pääses teise vooru, siis tekkis lähenemine, aga ka Uribe jaoks oli Belardo midagi väga määratamatut. Siis see härra pildil keskel näete, et ta kaitses David Musia, Guzmani, TMG-d, kes oli püramiidskeemi eest vastutav ja kelle ohvreid oli 200 000. See härra pani kaduma miljardeid, pesi puhtaks hulga narkoraha, tabati Ameerika Ühendriikides, kandis seal oma karistuse ära ja nüüd on ta vanglas Kolumbias. Alguses kaitses teda advokaadina Abelardo. Ja keda siis Abelardo veel kaitses? Ta kaitses Alex Saab, keda näete siin paremal. Alex Saab, kes oli kõigepealt Chavez'i ja hiljem Maduro käepikendus kõigis rahvusvahelistes tehingutes, mille kaudu kadusid kuld ja dollarid. Ja ta tegeles Viini missiooni hangetega,
samuti Clappi kottidega ehk siis kottidega, milles olid sees rahad. Ta võttis igalt poolt omale vahelt. Hiljem sai temast diplomaatilise korpuse liige, kui ta Cabo Verdes arreteeriti ja teda sooviti välja anda. Sa ütled, et me oleme surnud. Mis mõttes? Ei, ma mõtlen. Me räägime nendest tegelastest siin. Ei. Ei, ilmselgelt. Siis ta tuli tagasi Venezuelasse pärast väljaandmist. Mis oli halvasti läinud. Ja Maduro teeb temast ministri hetkel, kui Maduro arreteeritakse. 3. jaanuaril ütlevad Ameerika Ühendriigid, et nad tahavad Saabi. Delcy Rodriguez saadab Saabi ebasoosingusse ja ta antakse üle Ameerika Ühendriikidele. Näete, Saab. Saab, see oli see, kes sekkus, et mitte vabastada Alberto Trentinit ja hoidis läbirääkimisi õhkõrnal liidil, sest ta tahtis endale tagada pääsu Itaaliasse oma lastele ja naisele, ta tahtis kodakondsust. Ta tahtis saada Itaalia valitsuselt turvakirja, et tulla Itaaliasse, teades, et Ameerika Ühendriigid olid endiselt tema jälil. Tal ei õnnestunud seda saada, tuli kohtuotsus. Naine sõlmis kokkuleppe ja karistus määrati. Praegu asub ta Itaalias ja te võite minna uudiseid vaatama, nüüd on ta välja antud ja viibib Ameerika Ühendriikides. Näete, Kolumbia president, see, kes saab presidendiks paari nädala pärast, oli Alex Saabi kaitseadvokaat. Nii, et mõista korraks, kellest me räägime. Nüüd mõelge, et sellel härral on mitmeid omadusi, mis panevad meid mõtlema, sest mul on siin moderaatorid, kellel pole elu. Ma mõtlen siin, Winter ütleb mulle, et tema naine on endine Rooma modell. Ta teab kõike. Jah. Ja nii edasi. Keegi pani ka nime enne kirja. Aga kui te otsite, leiate selle kergesti üles. Ma kirjutasin sellest oma viimases artiklis. Ajalehes Fatto Quotidiano, aga ma tean, et te ei loe Fatto Quotidianot. Kuid minu viimases artiklis Fatto Quotidianos. Aga mina loen seda. Ma isegi loen seda. Te võite lugeda minu blogist. Itaalia keeles Fatto Quotidianos. Leiate palju huvitavat Ladina-Ameerika kohta. Nüüd mõelge, et Velardo ütles kohe, et tuleb tugevdada suhteid Iisraeliga. Kohe. Prioriteet. Kolumbia presidendi prioriteet. Kone, kui ta ametisse astub. Teate küll, kui tegu on naaberriigiga, eks. Ja kardad majanduse pärast, eks. Just tugevdada suhteid Iisraeliga. Sest diplomaatilised suhted katkesid Gustavo Petro valitsusega. Miks Gustavo Petro? Sest tegelikult ei olnud ideoloogilist ühtsust ja Palestiina genotsiid mõisteti hukka. Ja siis üldiselt võib vahendeid tuua ka. Trumpi tahtesse ja needele. Täpselt. Siis ütlesin kohe Bellardole. Olgu, aga kui minust saab president, siis lahkume ÜRO-st. Ameerika riikide organisatsioonist ja Ameerika inimõiguste kohtust, et pole millekski kasulikud. Milleks me seal üldse oleme, nii et loomulikult järgime ka seal Trumpi eeskuju, eks. Ja kui te vaatate esimest pilti, seda vasakul, siis näete teda täiesti õnnelikuna oma Ameerika kodakondsus käes. Muide, seda on talle ette heitnud mõned kohtunikud Kolumbias. Öeldes, et ta ei saa olla Kolumbia president, kui ta on ka Ameerika Ühendriikide kodanik, et ta peab oma kodakondsusest loobuma. Tegelikult ta ei ole loobunud. Ja siin küsitakse mult, ma vaatan natuke küsimusi, öeldakse, et vandenõuteooriate kohaselt Kolumbia valimistel, kas seal oli pettusi, aga tegelikult Kolumbia hääletussüsteem on üsna usaldusväärne süsteem. Ausalt öeldes mulle ei meeldi rääkida pettustest, kui pole tõendeid, sest muidu viskame kõik segamini ja tundub alati võib öelda ükskõik mida. Te teate, et ma räägin sellest, mida ma tean, sellest, millest mul on teadmised või teadlikkus. Aga selles olukorras kindlasti oli Manse Peda poolt esitatud taotlus 30 000 valimisjaoskonna tulemuste uuesti ülevaatamiseks. On olnud mõned videod, mis on ringelnud, mina ei saanud kontrollida, kas nad olid päris videod, kus näidatakse mõningaid sekkumisi või võltsinguid, ütleme siis erinevate valimisjaoskondade sedelitel
kus olid valed loendused. Aga kordan, ei ole olnud, vähemalt mina ei ole näinud vaatlejate hinnangul nii suuri pettusi, mis oleksid välja arvatud mõned üksikud juhtumid, mis oleksid pannud mõtlema, et andmed võiksid muutuda, sest lõpuks võitis Abelardo ikkagi suure edumaaga. Kindlasti seesama Kolumbia, mis ütles plebistsiidile ei, seesama Kolumbia, mis ei hääletanud Petro poolt 2022 aasta valimistel, jätkas paremale hääletamist. Ja see Kolumbia, mis on linnastunud, on vähem maapiirkondlik Kolumbia. See Kolumbia, mis ei ole kogenud parlamentismi, see Kolumbia, mis ei ela konfliktis ja seetõttu on see rohkem seotud dünaamikatega, mis on seotud ettevõtete, tööstusega ja rahvusvahelise majandusega ja seetõttu usub palju rohkem sellele muinasjutule, et tulevad kommunistid, kes võtavad meil kogu heaolu ja annavad kõik talukojale, kui mitte siis see kuulus maareform. Nii et ütleme, et hirm kapis peituva kommunisti ees ka sellel valimisel. Ja eriti minu arvates valimiskampaanias tehtud vigade tõttu Ivan Cepeda poolt, mis viis Abelardo võiduni. Jõuame viimase juurde. Peru. Et treener sai hakkama, poisid. Et treener sai hakkama 4 korda 40, 36,7% jah, tegelikult praegu. Välismaal antud häältega suurene pahe. Nii, et oleme juba jõudnud vaheni, mida enam, ütleme nii, Sanchez enam kätte ei saa. Nii et Sanchez, kes ei ole see Sanchez, olge tähelepanelikud. See ei ole Hispaania Sanchez, see on Peru Sanchez. Ja oleme jõudnud numbriteni, mida Sanchez enam vaidlustada ei saa. Nii et Peru riiklik valimisnõukogu on juba andnud võidu Keiko Fujimorile, kes ei ole sugugi tundmatu. Ta on see, kes on 4 korda proovinud koos oma parteiga valimisi võita. 3 korral ei õnnestunud tal see ja 4. korral õnnestus tal saada see koht, mis oli tema isa käes olnud. Sest ta on diktaator Fujimori tütar, kes oli 80ndate lõpus ja 90ndate alguses. Just nimelt ta ongi selle vana Jaapani päritolu Peru diktaatori tütar. Ta valitses Peruud raudse käega, astudes vastu Sendero Luminosole. Ja tähelepanu, kuna ta oli süüdi mõistetud, ta suri kui inimsuse vastastes kuritegudes, korruptsioonis ja mitmetes mõrvades süüdi mõistetud isik. Ehk siis ta mõisteti süüdi, sest ta valitses Peruud mitte raudse käega, vaid nagu kurjategija. Ta mõisteti süüdi 10 000 Peru maapiirkondade põlisnaiste sunniviisilises ja ilma neid teavitamata steriliseerimises. Me räägimegi sellest suunast, sest tema on selle meie tütar ja loomulikult järgib ta sama poliitilist joont. Ta ei ole mingi õun, mis on puust kaugele kukkunud, vaid õun, mis on kukkunud otse puu alla. Keiko Fujimori on Peruus väga vastuolulise tegelase tütar, aga tähelepanu, kui ta suri, oli tal endiselt väga suur toetus suure osa Peru elanikkonna seas. Siin ma panin teile mõned andmed, sest kui me räägime Peruust, siis räägime ainulaadsest juhtumist Peru ajalugu. See tähendab, et me räägime riigist, mis on viimastel aastatel näinud peaaegu kõike, mida oodata võib. Oota, võta muula, naeluta muula kinni. Kuidas sellise mehe tütar siia jõuab? Vabandust. Sa tegid selle natuke liiga lihtsaks. Pärast seda arvasin, et mul pole midagi öelda. Et päritolu, kasutan meelega sõna päritolu. Nii et pidage silmas, kui me räägime valimistest ja et ta on proovinud 4 korda, ei tohiks me mõelda, et need on valimised, mis toimuvad iga 5 aasta taganteks. Sest Peruus on poliitiline ebastabiilsus, mis on peaaegu kaasa sündinud Peru poliitilises süsteemis. Nii et siin toimuvad valimised väga sageli. Seal oli 1 ja siis on 1 sedel, te näete seda. Aga siis Pedro Pablo ajal
oli nii, et 2018. aastal sai tema presidendiperiood läbi, tema järglane Martin Vizcarra oli ametis 2 aastat. Järgmine järglane oli ametis 1 aasta, sellele järgnev samuti 1 aasta, siis korraldas ta enese riigipöörde ja ta arreteeriti. Dina Boluarte on olnud 3 aastat. Juba uurimise all seoses repressioonidega, mis toimusid pärast tema ametisse astumist. Nii et alates 2022 aastast Dina Boluarte, Jose Heri, Jose Maria Balcázar ja nüüd Keiko Fujimori. Alates 2022 aastast oli 3 presidenti. Nii et valimised toimuvad üsna kiiresti, kuid siiski, nii et kui ma ütlen, et ta on 4 korda proovinud, siis ärge arvake, et ta on seda proovinud juba 80. aastatest alates. Ja tema on selle mehe tütar, kes oligi aastaid ametis. Meie praegu mõtleme Bukele peale, arvates, et Ladina-Ameerikas pole kunagi olnud kedagi nagu Bukele. Tegelikult on Alberto Fujimori see, kes võiks olla, te näete teda siin sellel pildil keskel, ta on täpselt keskel, Jaapani päritolu. Peruus on suur Jaapani diaspora. See oli omamoodi Butchele raudse käe eelkäija. Tema koos selliste tegelastega nagu Montesino ja teised lõi raudse käe poliitika. See tähendas, et kui sind kahtlustati Sendero Luminoso liikmeks olemises või kui sa kuulusid vasakpoolsetesse üliõpilasliikumistesse, tuldi leiti mingi ettekääne, tapeti sind ja maeti kuhugi maha. Ühel hetkel tulid need operatsioonid päevavalgele, tema mõisteti süüdi koos kõigi teistega, kellest ma teile rääkisin. Aga näete, ta on kasvanud välja väga parempoolsest, julgeolekukesksest ja vägivaldsest riigikäsitusest. Tõepoolest, kui te vaatate tema programmi, siis ta on öelnud, et tuli Peruus korda looma. Ta ei räägi poliitilistest ega sotsiaalsetest küsimustest. Olen seda kusagil kuulnud. See on asi, mida tihti kuuleb. Tema tuli Peruus korda looma. Nüüd, kõik need, keda te pildil näete, enamik neist on uurimise all, surnud vanglas, enesetapjad või korruptsiooni eest süüdi mõistetud. See tähendab, et viimased 11, 12 Peruu presidenti, kui lisame Dina Boluarte, kui lisame ka Keri. Neid on 12 ja nad on kas süüdi mõistetud või on nad surnud enesetapu läbi. Või neil on veel karistused kandmata. Ühesõnaga, Peruus on uskumatu poliitiline olukord, aga olge tähelepanelikud, miks Peruust nii vähe räägitakse. Sest Peruu majandus on stabiilne, sool, mis on Peruu raha, soles, ja nad hoiavad jätkuvalt väga stabiilset suhet dollariga. Seega on see majandus, mis peab vastu, see on tugev majandus. Seega selles mõttes toob ebastabiilsuse kaasa kongress, mis ongi see, mis tekitab enamiku probleemidest. Ja et Peruu kongressis on nüüd tehtud reformid. Peruu kongressis oli 110 kongressi liiget, kellest 106 olid süüdistused või süüdimõistvad otsused korruptsiooni, seksuaalse vägivalla või mõjuvõimuga kauplemise eest. Ehk siis see kongress oli nagu pättidel jõuks, see polnudki päris kongress. Ja see kongress esitas umbusaldusavaldusi presidentidele, väites, et nood on võimetud. Intellektuaalselt ei olnud neil võimekust presidendiks olla. Nii et olukord oli poliitiliselt kohutav. Näete siin Alberto Fujimori tütre valimisplakatit. Alberto Fujimori on diktaator ja mõistetud süüdi inimsusvastastes kuritegudes. Ta võitis loosungiga, mis ütleb kord Peruus. Me ei tea praegu, mis Peruu sees ootab. Aga kindlasti põlisrahvaste, maapiirkondade elanike ja nende jaoks, kes ei esinda seda tööstuslikku Peruud, seda Peruud. Suurte ettevõtete ja selle kliendipoliitikaga Peruu jaoks ei paista ees head saagiaastad. Ootavad väga rasked aastad, repressioonide aastad, ekstraktivismi aastad. Peruu on riik, kus röövellik ekstraktivism on olemas nagu Boliivias, nagu ka teistes riikides. Näiteks Kolumbias, me ei öelnud seda, aga Abelardo ja Laas selgitavad seda. Teine telefonikõne, mille ta teeb pärast Trumpiga rääkimist, on kaevanduse naftafirmadele. Ta ütleb, me oleme siin, tulge tehke, mida tahate.
nii et kokkuvõttes seisame silmitsi Peruu olukorraga, mis on kooskõlas sellega, mis toimub piirkonnas. Proovime nüüd arvestada. Honduras, üks esimesi hääletusi, mis läks Trumpi kasuks, Trumpi sekkumisega. Siis on meil Bukele, kellest sai Trumpi suur sõber sel hetkel, kui ta lasi tal kasutada sekot ja hakkas vastu võtma raha väljasaatmiste eest. Siis on meil väljasaatmiste kohta, ütleme lõpus veel midagi. Tuleta mulle meelde, Milko, Venezuela väljasaatmiste kohta. Siis on meil nüüd Abelardo de la Espriella Kolumbias, veel üks Trumpi suur sõber. Siis on meil Boliivia uus president, kes on samuti Trumpiga ühel meelel. Keipeh, kas Fujimori juhib koos Trumpiga? Kes? Teema. Fujimori, come messa appunto. Tema juhib väga hästi koos Trumpiga. Ja teda ei kutsutud koosolekutele, mida Trump pidas koos Milliga, mida ta pidas koos Bolsonaro pojaga, mida ta pidas koos keregi kastiga, koos kastiga, kes on Tšiilis. Ta ei ole Trumpi soosikute hulgas, aga ta on juba öelnud, et ta joondub loomulikult selle uue poliitilise lainega piirkonnas. Kordan, Milli Argentiinas, Kast Tšiilis, meil on ka Paraguay ja Boliivia joondunud. Nüüd Brasiilias toimuvad aasta lõpus valimised. Lula proovib uuesti. Bolsonaro poeg on tegevuskeelu saanud ja tema on süüdi mõistetud. Seega tõenäoliselt, ja kuigi seda peaks meile ütlema meie Francesco Guerra, saab see olema üks bolsonarismi esindaja, kes on täna väga kuulus. Rio de Janeiro kuberner ja tema on tõenäoliselt see, kes proovib kandideerida. Kui mitte tema, siis mõni teine bolsonarismi esindaja. Sest bolsonarism ei suure ilma Bolsonarota. See on nüüdseks omaette poliitiline suund, mis sajab oma asja. Ja siis on meil Ecuadoris loomulikult Daniel Noboa, kellel on samuti Ameerika Ühendriikide kodakondsus, sündinud ja kasvanud Ameerika Ühendriikides, Ecuadori president. Hakkab juba muster välja kujunema. Jah, täpselt. See on üsna murettekitav muster, mis samas näitab, kuidas Kuuba, Nicaragua ja Venezuela vari see tont sellest, mis on juhtunud ja toimub Kuubal, Nicaraguas ja Venezuelas, mõjutab olukorda. Nicaraguast ei räägi keegi, aga Daniel Ortega on nüüdseks hulluks läinud. Mul ei ole teist sõna, et kirjeldada seda, mida Daniel Ortega Nicaraguas teeb. Sandinismiga pole tal enam 10 aastat mingi pistmist olnud. Nii et see, mis toimub Nicaraguas, mis juhtus Venezuelas ja mis praegu Kuubal toimub, on nüüdseks kogu regiooni jaoks tont. Nad hääletavad kas äärmus parempoolsete presidentide või outsiderite poolt, üliliberaalide, ülivabaturu majanduse pooldajate poolt, kes tahavad kogu turu täielikult liberaliseerida ja avada end Washingtoni mõjudele. Nii et täna on uus Kondori plaan, mis ei seisne enam diktatuuride kehtestamises riikides. Jah, aga see seisneb selles, et panna ametisse presidendid, kellel on topeltkodakondsus, sealhulgas USA oma ja kes avavad turud ärakasutamiseks ja nii edasi. Ärakasutamisele ja Trumpi perekonnaäridele. Sest ka see on olemas. Perekonnaäri. Kas ma pean sulle meenutama seda, kuidas see oligi, traditsiooni liikumise küsimust? Ja teine küsimus, mida ma tahtsin küsida Facebooki andmete põhjal Fujimori kohta, kas seal oli tugev Jaapani kohalolek? Jah, oli. Ja oli tugev Jaapani diaspora kohalolek Peruus, aga ka Brasiilias. Kui ma elasin Sao Paulos, siis kujutage ette, et kui te kunagi lähete Sao Paulosse, siis Sao Paulos on kõige rohkem. Sao Paulos on suurim Jaapani linnaosa väljaspool Jaapanit, selle nimi on Japao Libertagi ja see asub just Sao Paulos. Ja kõik on Jaapani pärane, isegi Starbucks on uskumatu, kõik on tehtud Jaapani päraselt. Ja nii Peru kui ka Brasiilia on olnud 2 riiki, mis said väga tugeva Jaapani migratsiooni umbes 1000 aastat tagasi. Ma teadsin seda, võib-olla uurin selle kohta veel. See on võib-olla seotud ka sellega, kuidas jaapanlasi teise maailmasõja ajal Ameerikas interneeriti, mis tõttu nad võib-olla kolisid mujale. Ei, see oli varem, aga see on väga huvitav lugu. Mõnel teisel korral võime käsitleda Jaapani diasporaad ja diasporaasid üldiselt. Venezuela näiteks on üks riikidest, mis on vastu võtnud väga palju diasporaasid, aga tegelikult ma ei saa aru, miks Itaalias Venezuelast rohkem ei räägita.
ja Agostino Codazzi, kes oli Itaalia kirdeosast, oli esimene Venezuela kartograaf 1800 aastatel. See, kellele tolleaegne Venezuela president andis ülesandeks luua migratsioonikanalid Euroopast Venezuelasse. Agostino Codazzi, itaallane, see tähendab, Itaalia on alati olnud Venezuelas väga kohal, kuid sellest räägitakse tõesti liiga vähe. Välja saadetud inimestest, mõelge siis sellele õnnetusele, sellest räägitakse tõesti liiga vähe. Pean korraks ühele kommentaarile vastama, siin öeldakse, et õpetaja on oma habet võrreldes eelmise otseülekandega harvendanud. Kes sulle seda ütles? Mossad? Ei, seda ütles mulle mu väike tüdruk, et see oli liiga pikk, nii et ma lühendasin seda ja siin Madridis on praegu kuumalained, praegu on 40 kraadi. Nii et mõelge, et Trump jätkas väljasaatmisi Venezuelasse, sest kui Maduro kõrvaldati, kinni peeti koos Delcy Rodrigueziga, ütlesid nad, nüüd hakkame sind saatma. Lennukid täis kurjategijaid meie arvates, kes tegelikult on inimesed, kelles paljud korjati tänavatelt ülesse, kui nad tööle läksid. Teate AIS-i olukorda Venezuelas. Nii et poisid, kõige hirmutavam olukord on see, et üle 130 inimese, kes eelmisel ööl Ameerika Ühendriikidest välja saadeti, on surnud. Nad pandi hotelli La Guaira piirkonnas, Maiquetía lähedal. Hotelli, mis varises maavärina ajal täielikult kokku, nii et minu teada jäi ellu vaid 2 inimest kõigist neist, kes sel päeval välja saadeti. Nii et kujutage ette, olete suutnud Venezuelast emigreeruda, olete Darieni jalgsi läbinud, kogu Kesk-Ameerika läbinud, jõuate lõpuks Ameerika Ühendriikidesse, läbite kogu Mehhiko ja jõuate Ameerika Ühendriikidesse. Hakkate tööle, proovite oma dokumente korda saada, ei õnnestu, aga ikkagi alustate, proovite töötada. Võib-olla on teil Venezuelas sugulased, kellele saadate raha, mingil hetkel arvate, et olete hakkama saanud, aga ei midagi. Tuleb AIS vanglasse, saadab teid välja, jõuate Maiquetíasse, te ei jõua isegi oma sugulasina. Maavärin ja te surete selle hoone rusude all, kuhu teie enda valitsus teid sulges. See tähendab, koos. Selle optimismilaine eest tänan ma väga Diego Batistesat tänase õhtu eest, kes rõõmustas meid tõeliselt lõbusate ja kergete lugudega. Ei, see on raske. Mul on siis üks asi. Kui ta suutis mind kurvaks teha, kuigi mina tegelen sõjaga Ukrainas ja Iraanis. Ei, see on raske asi, mis puudutab mind ka isiklikult, tõesti. Üks pereliige lahkus 5 tundi varem sellest lennujaamast, et siia Hispaaniasse jõuda 5 tundi varem. Nii et see on olukord on otse-eetris põhimõtteliselt erakordne. Tänan teid. Ma ütlesin teile, et täna õhtul olen ma väga üles köetud, sest põhimõtteliselt oli vähe, neid loeti vähe, täna õhtul jäi publikaineks. Põhimõtteliselt vähe. Põhimõtteliselt ma ütlesin teile, et see saab olema otseülekanne, kus ma olen väga üles köetud, sest eriti Venezuela puhul on asju, mis tunduvad mulle täiesti uskumatud, et neid ei räägita, ei seretata ega mainita. Minu jaoks on ka raske näha kohti, kus ma olen olnud, kus ma olen elanud täielikult kokku varisemas, alla kukkumas. Ja ma kordan teile, ma olin just 2 aastat tagasi La Guairas, rääkisin. Mulle tuli meelde üks taksojuht, sest me olime just saabunud Maiquetía lennujaama, olime hotellis ja võtsime takso, et natuke La Guairat näha. Vana linna, mille nad olid korda teinud ja ma mäletan vestlust, mis meil selle taksojuhiga oli. Ütleme nii, kuidas olukord praegu on, kui riik on sisuliselt dollariseeritud. Näeme, et turg natuke liigub ja ta ütles, nüüd me saame töötada, me oleme õnnelikud, et saame töötada. Ja tema rääkis meile, et tal on 2 tütart, kes õpivad, tema ja ta naine töötavad ning ütlesid, et mõlemad töötame, tütred õpivad ja me saame kuu lõpuni hakkama. Ainus asi on see, et me ei suuda ootamatustega toime tulla. Kui homme läheb mul auto rehv katki, siis mul ei ole selle maksmiseks varuraha. Nii et me saame küll tööd teha, aga elame päev korraga. Me räägime inimesest, kellel olid õpingud, inimesest, kellel oli kõrgharidus ja kõik muu, aga ta töötas taksojuhina. Nii et esimene inimene La Guairas, kellele ma mõtlesin, oli tema. See oli see, kes püüdis ikkagi väikese käside poega müüa repasid seal rannas, just selles kohas, kus ta müüs repasid rannas. Diosdado Caveglio tütar oli seal
vaid paar nädalat enne maavärinat ta tegeles reklaamiga, eks. Rääkides La Guairast, turismist, kõigest sellest, nii et see ongi nii. see puudutab mind otseselt, sest ma tunnen seda hästi ja nagu ma ütlesin, see tundub mulle väga halb. See on tõesti väga halb teene ajakirjandusele, sellest räägitakse nii, nagu praegu räägitakse, nii et Mirko, ma kasutan juhust ja tänan sind, sest ma tean, et selles kanalis räägitakse sõjast. Nii et sa laiendad veidi haaret, et sellestki rääkida. et rääkida ka Nendest teemadest. Aga näed, ma näen, et Stefan annab mulle õigusteks. Ma lugesin, et lõpuks olite ka teie vihased, sest need asjad, mis ringi liiguvad, nüüd ma saan aru. Näiteks, kui te ei räägi hispaania keelt, proovige mõista ka teatud videoid, olge selle Vintedi asja suhtes ettevaatlikud. Andke teada, kui näete neid kuulutusi, on olemas kanalid, mis koguvad neid kuulutusi, et neist teatada. Keegi kirjutas enne selle kohta, et Epstein on surnud või et ta tapeti, nagu öeldakse. Ja see ei tähenda, et võrgustik oleks laiali saadetud. Ja just selliste tragöödiate ajal hakataksegi otsima haavatavaid inimesi, antud juhul lapsi. Nii et tõesti, kui saame, proovime luua võrgustikku ja olla kasulikud ka kaugelt. Veel üks asi, kallistus ja tänu Venezuela diasporaale, kes on teinud kõik endast oleneva. Ma olen näinud siin Madridis kogumiskeskusi ja inimesi, kes on pühendanud oma aega ning käinud esmatarbekaupa ostmas igas linnas. Ülemaailmselt on Venezuela diasporaa olnud esirinnas. Selleks, et olla kohal, et olla olemas isegi kaugelt. Nii et tõesti Venezuelas päästab rahvas rahvast ja ka need, kes ise kohal ei olnud, tegid kõik, et midagi saata. Nii et ja mis nüüd? Suur küsimus, mitte selleks, et teid veel rohkem vihastada, aga suur küsimus, mis meil on see, kes hakkab abi haldama, kui see kohale jõuab. Sest ma kordan, me teame, et just sõjaväelased ja paramilitaarid Diosdado Caveglio juhtimisel kontrollivad musta turgu. Ja just nemad on tõenäoliselt need, kes tollides, sadamates ja lennujaamades hakkavad neid abisaadetisi vastu võtma. Seega loodan, et OUSA ja Punane Rist saavad nendele abidele otsese juurdepääsu ning just temad saavad neid abisaadetisi hallata järelevalve all. Isegi kui nad pole just, ütleme, Ameerika Ühendriikide pühakud, võiksid nad siiski esitada taotluse. Oleme juba näinud, kuidas nad näiteks Gaza abistamist korraldasid, ega nad tegelikult abi ei korraldanud, nad lihtsalt tegelesid sellega. Aga teine asi on see, et ma tahan öelda, et see võiks toimuda Ameerika Ühendriikide Punase Risti või Hispaania Punase Risti või Venezuela Punase Risti järelevalvel. Aga igatahes, et oleksid mingid kolmandad osapooled, kes suudavad meile tagada, et seda abi ei korralda sõjavägi ega valitsus selles mõttes. Siis ma tänan väga Diegot ja kõiki, kes meid jälgisid. Nagu näete, anname meiegi ruumi ja tähelepanu ka sellistele sündmustele. Aga ka sellepärast, et mulle meeldib õppida, nii et see on valdkond, millega mul pole aega tegeleda ja milles ma pole piisavalt pädev. Mul ei ole füüsiliselt ega materiaalselt aega, et jälgida Lõuna-Ameerika sündmusi, sellepärast ma kasutangi eksperte. Selle kirega, sest te tunnete seda kirge, mis Diegol oma ala vastu on, nagu siis, kui te kuulete, kui ta tuleb. Polliceni, kes armastab seda, mida teeb, hoolib sellest, et anda õiget ja laiapõhjalist infot. Ta ei ole ideoloogiline, sest nagu näete, kritiseerib nii vasak kui parempoolseid ja minu arvates ei saa nad väärilist tähelepanu, sest mina tahaksin näha inimesi nagu Diego, tahaksin näha inimesi nagu Polliceni, et läheksid televisiooni seletama, mis pagan toimub Aafrikas, Lõuna-Ameerikas ja sellised asjad, aga selle asemel peame neid asju tegema YouTube'is. Õnneks olete teie olemas, kes meid toetate ja mis meil sellest televisioonist, kui meil läheb mõne loo seletamiseks 4 tundi, siis meil on nii palju aega, kui tahame. Meil ei ole ajalisi piiranguid, meil ei ole seda 1,5 minutit, reklaamipaus. See on kanal neile, kes tahavad aru saada ja kes tahavad asjadest tõeliselt sügavuti aru saada. Sest see, mida tema nende peaaegu 2 tunni jooksul ütles, on vaid väike osa sellest ajast, mille ta sellele pühendab ja sellest, mida ta teab. Ja kui te lähete teda jälgima, saate temad veel küsimusi küsida, veel asju uurida. See on sama asi, mida ma soovitan teha ka Polliceni, afrikanismi ja teistega. Ja mina tegelen juba Ukraina sõjaga, olen sellele pühendanud, ma ei tea, kui palju tunde, poisid, tuhandeid ja tuhandeid nende 4,5 aasta jooksul. Nii et, härrased, tänan teid väga.
annan nädalavahetusel uuenduse Ukraina kohta ja võib-olla ka midagi koos kolmossandega. Tänan teid, Mirko, suur tänu selle võimaluse eest. Tuletame meelde, et praegu käib see päris MM Venezuelas. kui kohtate tänaval mõnda venezuelalast, kallistage teda ja öelge, et me oleme solidaarse ning Venezuela tõuseb taas jalule. Venezuela rahvas on võimeline nii selleks kui ka muuks, kuid praegu vajavad nad tõesti ühte solidaarsuskallistust. Aitäh, et meid jälgite. Olen teiega solidaarne. Aitäh, et meid jälgite minu kanalites ja loodan, et kohtume taas ka siin Parabellumis koos. Ja varsti on see viimane koht, kus ma saan rääkida, sest see annab mulle palju aimu, kuidas teatud toimetuse dünaamikad toimivad. Pidage meeles rakendus alla laadida ja kes seda veel teinud pole, mingu ja laadigu see alla. Lingi leiate kirjeldusest. Aitäh kõigile ja head ööd. Tšau, head õhtut!